Kaver 3, Ameerika jalgpalli podcast. Tere tulemast kuulama Kaver 3 Ameerika jalgpalli podcasti. Minu nimi on Kallaste ja ma olen siin täna koos Ülari ja Otiga. Tšau! Ju. Me oleme Kaver 3 back-upikud. Kutid järjest tulid sinna StreamYardi stuudiosse, mütsid peas ja tutid. Ja meil on representime õiged meeskonnad ka isegi hästi. Aga mul on Kaver 3 ja siis ongi see, et kelle tiimil veel võimalus on, siis vaadake YouTube'ist. Ott, kas sul bokserid pole või sokke ei ole siia jooks jomas? Mul on siia jooks ujukad jalas, aitäh küsimust. Aitäh vastamast. Aga ei jah, häid pühi, häid loodetavasti olid head jõulud, istusite perega ja sõite kapsast kartulit, liha ja kõike muud head. Käkke ja kõrvitsate ja kooke ja meil oli, Kohilas oli all time koogivalik. Tädi tegi toorijuustu kooki ja siis kringlit ja siis mu ema tegi Pariisi õunakooki, see oli all time praegu. See fancy, mul oli kõigest hapukoore kook ja õunakohupima kook, see klassikaline Eesti oma vaata. Päris head on. Aga kuule, mis vahe on käkil ja verivorstil? Kuidas seda välismaale selle seletad? Verivorst on vorsti kujuga, käkk on nagu pihvi kujuga. Ja, aga mis see käkk on siis tegelikult? Käkk on mingi klamp. Käkil ei ole ju tangu sees. Ei ole jah. Seal ei olegi, seal on ju rasv, veri ja sool vist ja jahu. Ta on nagu plaad. Üks on sausage, aga ma ei tea, mis see teine on. Teine on ju black pudding, nad ütlevad pudding, vaata ju ka. Aga vaata, pudding on see, mis Soomes on, vaata, mida sa söödki ongi nagu puddingi laadne vist või? See mölki, või mis putsi, mis see sõna nimi on? Mölki. Ei, aga kui sa paned Google'isse black pudding, see on muidugi suurepärane raadio podcasti algus. Aga kui sa paned Google'isse black pudding, siis tegelikult tulevad siuksed, tegelikult see vorstist lõigatud nagu. Okei, ühesõnaga. Ehk siis see on lihtsalt mingi, kui oma ameeriklastele üritan seletada kogu aeg, mida me sööme jõuludes, me sööme käkki ka mõnikord on ju, aga noh. Rääkides sellest, mida ameeriklased jõuludel söövad, siis tegelikult ETV-s jumal ootamatult mulle, meie Kaver 3 Hendrik kirjutas mulle õhtul lihtsalt, et kuule, et vaata ETV-s Juhan Kilumets intervjueerib Robert Griffin 3 praegu. Mingit NFL-i juttu muidugi ei ole, aga Heismani tseremooniast oli tutvustav klipp, nii et selles mõttes tore. Aga jah, et shout out Griffinitele ja shout out kõigile meie kuulajatele ja Ameerika jalgpallifännidele. See professionaalne segway oli lihtsalt sellest bullshit teemast eemale. Vaat see on sellepärast, et Ott on Kallas on professionaalne, me oleme lihtsalt Otiga 200 fänni. Kõva professionaalne ja sul on mingi 300 osa podcasti hostimist seljadega. Aga jah, ei, nagu siin oli, et... Varsti lähme Kalev Kruusist ka mööda seepärast, et... Ma arvan, Kruus tuleb varsti meiega siia. Ja Kruus tuleb meie platvormil üle. Ei, meil on vaja Tarmo Tiisler, meil on vaja Kruus võtta, meil on Peep Pahva ja võtta, teeme siin. Söövad meid välja lõpuks. Ja kes veel üle on seal Pihtas põhjas on ka ju sealt see mingi Jurtsenko ja need on ka ripakil täitsa. Marko Kaljuveer, shoutout Kohila gümnaasium, direktor meil. Aga ühesõnaga, minge cover3.ee, nagu nägite, siis ma repin pusa, teised poisid ei repi, eks näis. Mul on siin tass ka ja saate cover3.ee saate siis kõik info, mis podcastiga seotud on ja mida vaja on ja merch'i saate ka tellida. Et kui, ma räägin, meil tuli tead ideed pärast jõuda, me oleks nüüd enne jõuda, oleks sellegi jõulukingid veel tegemata, osta mingit Kruus sõbrale, mis iganes, eks. Aga jah. Uuel aastal uue tassiga. Ja aastavahetuseks ostke mingi. Aga jah, siis kui tahate veidi rahamängude peale panna, teha vaatamis huvitavamaks, siis Olipetis saab heade koefitsientidega NFL-i peale pettida ja Olibooste kasutades siis meie siis toodame neid Olibooste nii-öelda, saate siis kõrgendatud koefitsientidega pettida ja natukene toetate sellega ka podcasti, et oleme tänulikud nendele, kes seda võimalust kasutanud on siin aasta jooksul ja ka varem. Ja Ülar, mis me selle playoff bracketiga teeme, selle veel announcime vist, või midagi vist ei muutu otseselt? Ja, ma nii palju kui ma olen kuulnud ka, siis jätame samaks, järgi playoff bracket tuleb siis mitte nüüd järgmine esmaspäev, ülejärgmine esmaspäev tuleb välja siis ju. Siis me teame, kes playoffi saavad ja nii edasi, mis on nagu haige mõelda, et juba on hooaeg läbi. Alles nagu hakkas, aga siin me oleme. Ja siis tuleb samas süsteemis, ma veel ma leidsin ühe teise platvormiga huvitava, mis võib-olla teeb natuke lihtsamaks, aga selle ma announcime siin järgmise nädala jooksul välja, et siis saate juba valmis panna niipea, kui see
lõplik järjestus on paigas, siis saame üles selle laadida ja reeglid on ikka samad, et ma ei tea, päris autot ei pane vist peaauhinnaks, aga vaatame, mis me selle peaauhinnaks paneme, kui keegi saab ideaalse bracketi, aga nüüd ma sõnusin ära ja nüüd keegi paugutab, kuule, meil on nii palju ideaalseid nädalaid see aasta olnud. Ennustusmängu tulemused on ka sögedad nagu, et keegi paneb seekord ideaalse bracketi ka paika. Me oleme siin aastatega nagu öelnud, et see on niikuinii võimatu, aga nüüd me peame natuke seda tooni nagu maha tooma igaks juhuks, pärast keegi paugutab ära selle. Aga suures reaalselt kõik mängud, mis me teinud oleme, on mingi täitsa sõgedalt pandud ju. Nagu, kas me Survivoris oleme kunagi nii kaugele nagu jõudnud, ma jälle tuutin oma horni, aga ma ei saa täiesti müstiline see aasta. Okei, aga siis jah, me paneme marudult. Pettimise koha ka mul tuli üks asi, aga kahjuks see podcast tuleb siis välja juba, kui see mäng on läbi, aga kui sa juhuslikult kuulad seda enne, kui see podcast välja tuleb, siis üks päris hea pett on jõulu peale ka. Et Jameer Gibbsil on täitsa ebareaalne see seeria ju, ta on teinud 3 touchdowni ja 0 touchdowni nüüd mingi 8 nädalat järjest ja enne nädal ta juhuslikult tegi 0 touchdowni. Nii et ma teen oma peti ära, mul tuli meelde lihtsalt oli petiga. Tegelikult Detroitis on draamat hea, et see praegu meelde tuli, saab preview'd ajal teha, aga täna siis vaatame ühesõnaga playoff bracket, kui keegi esimest korda kuuleb või teeb, siis see on ennustusmäng playoffideks, et täidate selle bracketi ära, ei pea midagi rasket tegema, panete võitjad ja siis võite auhindu võita. Et me oleme põhimõtteliselt enne play-offi ennustat ära, kes Superbowli võidab, põhimõtteliselt ennustat terve bracket ära. Kuni Superbowlini, siis nagu MM-i, jalka MM-i see ennustustabelid ja need asjad, et sama loogika. Aga jah, täna siis vaatame week 17 poole, natuke naljaks nädal, et meil on siin täna öösel, kui me lindist õhtul on neljapäeva õhtul, siis kui me lindistame on mitte kõige paremad mängud ja siis on laupäeva öösel ja pühapäeva öösel ka, et mänge tegelikult on päris huvitavad ja siin jõulunädala lõpuks saab veel äkki mingeid viimaseid kartuleid ja liha süüa ja nädalavahetusel veel mängu vaadata. Aga jah, ja siis vaatame natukene jõulukuuse alla, et mida meile toodi ja kellele me kinke edastame ja kõik see, et see tuleb ilmselt tore ja ega siis muud ei olegi jah. Liigume vist asjade juurde, et kes tahab, see on alati vaja shout-outida ka, et kes tahab Ameerika jalgpalli mängida, siis Tartus saab liituda Tartu Titansiga mõistagi. Ja flag footballis saab siis Tallinnas ja Haapsalus ja tegelikult saavad igal pool, aga Tallinnas on ka naiskond, kus on päris asjalikke tüdrukuid, et kui tahate mängida, siis võtke ühendust ja tulge proovima, et lõbus ala, ükskõik kumb siis teile rohkem meelepärane on, tegelikult saab põnevat mängida. Ma tegin küll seda story't meie eelmisest episoodist, ma hakkasin naerma. Ma mõtlesin, mis see caption on, peab midagi sellist panema. Vaadake Instasse, või siis vaadake eelmist osa, seal tegelikult oli päris tore segment meil. Aga NFL-i uudiseid võib-olla 2 suuremat asja, mis tasub nagu ära mainida, on siis ilmselt te olete näinud, kes siin nii huvilised on, et Kansas City Chiefs kolib siis legendaarselt Arrowheadi staadionilt. Kolivad siis kaugele teise osariiki lausa, Kansasesse, kaugele 25 minutilise autosõidu kaugusele, siis et see on sisuliselt, nad ületavad, Kansas City on siis see linn, mis on 2 osariigi piiri peal, mitte päris Valga-Valka olukord, aga midagi taolist ja nad siis kolivad teisele poole linna põhimõtteliselt, et see on lühike vahetus, et sellepärast see oligi, et ma mõtlesingi, et see on nagu suurem teema vaata ja see kolimine vist on 2031, et Chiefs jääb Kansas City sellised, sisuliselt vahetavad osariiki, aga linn on sama. Et ma ei tea, Ülar, kas see on nagu suur uudis või NFL-i fännidele ilmselt, kes huvituvad nagu spordiärist ilmselt on, aga tegelikult vist suures pildis midagi ei muutu. See, kuidas Kansase osariik siis seda müüs Kansas City Chiefsile vaata, siis see oli huvitav, kuidas nad teevad selle rahastuse ja värgiga, ehk siis iga omanik tahaks seda saada, et nad ei pea mitte midagi maksma. Kansas saab vist Kansas osariik saab mingi 1 sviidi ja maksavad 3 miljardit ja Chiefs on siis nii nagu mitte omanik, aga täis rent on nende oma ja nad saavad ise korraldada ja kõik tulu läheb Chiefsile. Jah, ja nüüd see trivia küsimus jääb kahjuks ära vaata, ta on küsimus, et mis linnas mängib Kansas City vaata või mis osariigis mängib Kansas City Chiefs vaata, siis alati Kansas öeldakse, aga teate Missouri vaata, aga nüüd nad siis liiguvad Kansas osariiki ja kõik on selles mõttes, jah, fännid jaoks ei tohiks midagi muutuda, sest jäävad ikkagi Kansase linna, aga Arrowheadist on kahju sellest, et ta on legendaarne spot tegelikult, on ju ta on 62 aastat olnud seal.
seal väljak, Chiefs on mänginud seal vaata algusest peale. Et sellest on natuke kahju, et sellised legendaarsed väljakud nagu jäetakse maha. Sama ju võid öelda, võib-olla isegi Chicago on ju sarnases olukorras, kus nad jätavad Soldier Fieldi ka lõpuks maha, mis on ka legendaarne väljak. Aga ma saan aru, miks Chiefs seda tahab teha, et see rahalises ja finantsilises mõttes on loogiline, et jah, aga suures pildis ega see midagi muuda. Meie jaoks ei muuda midagi, et ma ei tea, ma mingeid rendereid ei näinud, et nüüd on jälle see küsimus, et kas kolivad külmalt Arrowheadilt katuse alla, mis on vist oli, ma saan aru, et katust tahavad peale panna, siis nad tahavad Super Bowli hostida. No jah, et selles mõttes ma arvan, kui Kansas osariks nagu ostab sellise diiliga selle staadioni või selle tiimi ära nii-öelda, siis jah, eesmärk on ikkagi nagu raha teenida teiselt poolt, aga jah. Ühesõnaga jah, et sellest siis nii palju, et mulle tundus ka nagu esimene kord, kui pealkirja lugesid, et appi oota Chiefs kolib, et see on ju massiivne uudis ja siis tõmbad Google Maps'i lahti, siis vaatad, okei. Et see on nagu, ma ei tea, Mustamäelt Lasnamäele kolid umbes. Aga ja siis DK Metcalf ka, me rääkisime Ülariga sellest siis eelmine osa minu diivani peal, et DK Metcalf sai 2 mängu suspensionit, ta vaidlustas selle, aga see jäi püsima. Et DK Metcalf põhijooaja lõpuni ei mängi, play-offidest saab jälle tagasi tulla. Et huvitav juhtum lihtsalt sellepärast, et see $45 miljonit guaranteed money klausel, mis seal selle mängukeeluga siis ära kaob, aga kuskil ma nägin, kas Rapoport või Pelissero või keegi ütles, et Steelers on nagu pühendunud DK Metcalfile nii-öelda. Praegu nad ütlesid seda, vaatame seda peale järgmist, saaksid põhimõtteliselt ilma ühegi garanteeritud diilitada selle aasta lõpus lahti lasta, see on ebaloogiline. Aga kui tal on Townieri järgmine aasta, vaata, siis on huvitav conversation, vaata, sa saad tasuta lahti sellest põhimõtteliselt. Kallaste lihtsalt kadus ära või? What? Kallaste huvitav, kas talle kass jalutas kuskil seal peale. Ma hakkasid täpselt saavada. Aga DK, sinu poiss, treidisid ära, päris hea treid Seahawksile oli ütleme eelmine aasta. Aga mis sa arvad sellest üldse sellest suspensionist ja sellest olukorrast, sest sind eelmine episood ei olnud ka? No selles mõttes, kui vaadata seda videopilti, selles sa ei tohiks mitte kunagi fännile lõuga panna. Ma nagu... Aga ma olen hüppes kindel, et ta ütles midagi, mille eest sa oled väärt lõuga saama, on ju? Ei, ma olen seda ma olen enam kui kindel. Ma tean, isegi kui mängin esiliigas kossu, isegi seal on siuksed fänne olnud, kus ma olen nagu mõelnud, et nagu miks nagu, milleks seda vaja vaata on. Et NFL-is on ju kindlasti amped up mingi korda miljon, et selles mõttes ma usun, et see vend sai asja eest, aga nagu see, et sa mängena lähed ja virutad nagu kellelegi lõuga on ikkagi üle piiri minemine igatepidi minu arust. Et ma ei usu elu sees seda, et see, mis jutud siin levisid, et umbes, et ta ütles lihtsalt DK nagu full nime ja mitte midagi rohkem. See on kindel ei. Sest et sa võid videosid tänapäeval igatepidi lõigata, muuta, panna käima sel ajal, kui sa ise tahad. Ja see nagu... see nendes videodes, mis seal tuli, mis need nii-öelda tõendid olid 110% ei ole täistõde, et ma olen enam kui kindel, et seal öeldi väga palju rohkem isiklikke asju ja et nagu selles mõttes, kui tänava peal keegi niimoodi ütleks, siis sa paneks kohe luuga. Varasemalt selle fänniga midagi olnud ka, et ja see on alati he said, on ju, aga Ja, et päeva lõpuks vaata see, et DK on nagu see nii-öelda public persona, vaata, et tema saab nagu nii kogu fläkki enda peale, see teine vend, nagu temaga juhtub mitte midagi, ma ei usu, et ta staadioni keelu või mitte üldse, võib-olla staadioni keelu saab sealt Detroiti käest. Ta ei läinud uurimise allagi. Ei läinud uurimise, siis saab midagi. Ja, et temaga ei tehtud nagu midagi, ma panen oma kassile two game suspensioni selle perioodi eest. Meil on õigus, selle esimene, mis me ütlesime. Kass magab ilusti arvuti peal ja juhtus, mis juhtub. Aga jah, me saime seda DK asjast siis räägitud, kas ta võib edasi panna. Ühesõnaga jah, et DK Metcalf siis liitub Steelersiga play-offiks. Kas me vaatame kõige... Kui nad jõuavad. Oota, kass ära nüüd liigutasin, liigutas praegu, igaks juhuks hoiatan, et kui Ülar jälle üle võtab. Aga tasub vist mainida ära, et Pro Bowl, või kindlasti tasub ära mainida, et Pro Bowli koosseisud, siis All-Star mängu või tähtede mängu koosseisud kuulutati välja. Ei hakka tervet seda listi ette lugema ilmselgelt, aga huvitavaid nimesid on ja huvitavaid võib-olla, alati on see, et kes pigem on huvitavam see, kes välja jäeti. Et fänni hääletused ja mängijate hääletused ja treenerite hääletused, aga ma ei tea, Ott, oled sa vaadanud või mõelnud selle peale, et kes need suuremad snaabid nii-öelda siis olid selles listis või? No esimese asja ma mõtlesin seda, et Seahawksil on ju kõige rohkem nii-öelda,
Ravens, Denver, Ravens, Broncos, 49ers ja Seahawks on 6 mängijaga. jah, et selles mõttes nagu see hooaeg nagu enda seisukoha pealt on natuke keeruline nuriseda, kui sa oled nagu tiim, kus on kõige rohkem pro bowlereid. Aga nagu ma ikkagi selles mõttes, ma saan natuke nagu aru sellest, miks see võib-olla snaab nagu tuli, aga minu jaoks on veits kummaline, et näiteks Byron Murphy sai snaabi meie tiimist. Et okei, meil on see kaitseliin on väga ühtlane ja niukest nagu ühte nagu suurt nime võib-olla esile ei saa nagu kergitada. Aga minu arust nagu DeMarcus Lawrence ja Byron Murphy on nagu väga hullu ka pannud seal liinis. Populaarsuse võistlus Leonard Williams ikkagi sai ju. Ja, et Leonard Williams nagu sai, aga minu arust nagu, kui võrrelda eelmise hooaja peale, vaata, Leonard Williams oli nagu the dog meil eelmine hooaeg, tema oli nagu see, kes kogu statti tegi, kõik hullu pani, aga see hooaeg nagu, mis on nagu minu arust varasemalt ka just selle top 100 ja selle pro bowliga mõlemaga, et see kind of nagu, see hääletus on natuke nagu eelmise hooaja põhjal ka, et see nagu vaadatakse see, et see vend pani eelmine hooaeg hullu, aga siis ta ei saanud pro bowlile, sest et Leonard Williams minust ei saanud, kuigi ta vist lõpuks ikkagi sai sisse, vaata seal ju need, kes... see tuleb ka siis alternatiivi asi tuleb ka, jah. Jah. Et selles mõttes eelmine hooaeg ta nii-öelda snaabiti põhimõtteliselt ja siis ma arvan, et see aasta ta sellepärast sai natuke nagu lihtsamalt sisse, aga jah. Et mul nagu nuriseda, nagu ma ütlesin, on keeruline, aga Hawksist oleks võinud isegi veel paar kaitselini venda saada minu arust. Esimese pilguga ma käisin praegu üle Jets, Vikings ja Saints vist jäid mängijata või neil pole pro bowlerit, kuigi Chris Olave võib-olla oleks võinud olla. Jah, ma mõtlesin, Olave on võib-olla kõige suurem nimi, kes tegelikult võiks, aga ma saan aru, miks kelle asemel sa panete, vaata, see on teine asi, vaata, kelle asemel sa paned, vaata. Sest võtta NFC receiverid näiteks on ju. Sul on ei saa, jah. Sul on Puka, JSN, George Pickens, Amon Ra. Nagu Olave ei ole lihtsalt parem. Ei mahu sisse, jah. Et AFC veel oleks, kui Olave mingis AFC-s on Jamar Chase, Nico Collins, Zay Flowers ja Cortland Sutton, need 2 nime, aga Olavet ma ei paneks nagu neist ka tingimata üle, sest võidud on ka midagi. Kui ma selle peale veits mõtlesin, siis minu arust nagu Kyle Juszczyk see aasta nagu fullback saada on kind of siuke, et ma nagu hästi ei mäleta, mis ta see aasta teinud on. Ma tean, Patrick Carr samamoodi, fullback on 5 tükki. Ta on see fullback nimi, ma ei oskaks reaalselt mitte kedagi sinna asemele panna, ma ütlen kui ausalt, ma ei tea ühtegi fullback, et sellest, et see on aus, et ta pro bowler on, aga nagu kind of on nagu see, et mida ta nagu see aasta tegi. Ta on AFC. Ülar, kes sulle silma jäi või ei jäänud siis? Siin on nimesi on oma jagu, vaata, sul on Jaguarsist on ainult 1 mängija. Jaguarsist on long snapper. Neil on Etienne'id, kõik Trevor Lawrence, ma saan aru, seal on paremaid nagu eliittasemel, aga Kevin Lloyd on tegelikult üks parimaid paganama linebackereid, eriti coverage'is ja jooksu vastu. Ja Roquan Smithi asemel ta oleks võinud saada vabalt. Roquan Smith on see kõige suurem, aga Devin Lloyd on ja siis Jalen Pitre on väga hästi mänginud Texansis, aga Texansil on sama probleem nagu Seahawksil, sa ei saa igast kaitsest panna, sa ei saa sellest heast kaitsest kõiki panna, vaata. Et aga üks nimi, mis mulle endale, ma ei ole vist teda kordagi siin podcast ajaloos maininud, on Aaron Brewer, kes on center Miami Dolphinsist. Mike McDanieli rünne toimib selle võrast, mis ta saab teha Aaron Breweriga. Et see, kuidas tema suudab pullida centri positsioonil, see on siis Dolphinsi center, on ikka kui sa nagu fokusseerid mõnikord ründeliini play peale, see on üks parimaid centrid NFL-is, see, kuidas ta liigub, on lihtsalt jabur, kuidas ta saab pullida ja kõik reach blockid, kõik asjad, et see on üks nimi, kes oleks lahe, kui nad siuksed nimed saaks ka vaata recognition'it ja võib-olla Derrick Brown on samas kastis taga, et nagu Panthersi defensive tackle, et need, aga see nagu Kallas ütles, see on populaarsuse kontest tegelikult, sest et kes sai kõige rohkem hääli see aasta on Travis Kelce. Ja Shadur Sanders oli ka kõrgel seal kuskil. Jah, et Shaduril oli rohkem kui Jordan Love'il või kellegi. Ja Jordan Love tegelikult võib olla ka keegi, kes snaab, aga samamoodi QB-d on QB-d. Jah. Shaduril oli oma konverentsis rohkem hääli kui Bo Nixil. Jah, Bo Nixist, jah, sorry. Ja Bo Nixist, jah. See on hea point. Aga Shadur on Shadur. Aga NFL vaata muutis ära. Vaata, mäletad, vanasti, me kõik teame seda, sest me hakkasime NBA-d vaatama selle ajal, Yao Ming alati oli starter ja sellepärast, et Hiinast hääletat nii palju, vaata, et see on õige, et nagu temaga oli see veel nagu aus, seepärast, et tema nagu päriselt oli ka nagu hea, vaata, ta oli ju nagu tasemel, kas ta nagu starter oleks pidanud just olema mõnedel aastatel küsitav, aga nagu selles suhtes oleks pidanud olema, aga üks aasta oli ju Sasa Pachulia, oli kas number 1 või number 2 vote getter, siis lihtsalt kogu Gruusia tegi.
jah, aga nagu, nagu see veits näitab seda, kui sa tahad trollida seda asja. Nagu mul tuleb kogu aeg nende sükeste rahvahääletustega see meelde, et meil oli, nüüd ma olen täiesti off topic ja täiesti oma kodukanti, aga Kanepi vald, see vaata, kui see oli see omavalitsuste see reform oli või nii-öelda see mis iganes see värk oli, pandi vallad kokku, on ju, siis meie see Valgeri vald läks ju sinna alla. Siis Kanepi vallal oli vaja uut vappi, on ju. Ja siis tehti rahvahääletus. Ja ainuõige lahendus. Hääletuse. Ja Kanepi valla on suur Kanepi leht lihtsalt. Ainuke lahendus. See võitis nagu mingi, ma ei tea, kas 5 või 6 või 7 000 häälega või midagi siukest ja vallas elab nagu 4000 inimest. Mina isegi hääletasin selle eest, kui ma eks. see oli umbes niimoodi, et hääled, kui muidu vaata jagunevad nii, et okei, kui keegi võidab landslide'iga, ta saab mingi 60 või 70% häältest, see oli mingi 99,8% mingi teine, mingi suvaline, mingi rahvariide, mingi väike triip sai mingi, ma ei tea, 20 häält ja oligi kõik. Et see rahvahääletus on siukene nagu ta on. Aga jah, see aasta see Pro Bowl on Super Bowli nädalal, ta on nagu osa Super Bowli pidustustest ja peamiselt vist mängitakse flag footballi peale, aga seal on mingid teistsugused võistlused ka. No sama asi, vaata, mis taolised nagu, mis on eelnevatel aastatel ka olnud, vaata need teatejooksud, dodgeballid ja siuksed nagu arvatavasti sees mingil määral, vaata. Mind huvitab lihtsalt see, et see on nüüd inside flag football, aga Pro Bowlil mängitakse 7-7 flagi, aga see on ilmselt liinimeeste pärast, et nad saaksid selle tsentri ja värki, sest kui ma nüüd ei eksi ja ma loodan, et ma ei eksi, siis see rahvusvaheline võistlusformaat on 5-5 vastu. Ma loodan, et nad 177 peaks olema, aga nad vist 7-7 on sellepärast, et receiverit oleks kõik tavaline. Ja, et see oleks NFL-i mäng ikkagi või Ja kaitset saab ka mängida, vaata normaalsed kaitset, sa ei pea nagu natuke muutma, vaata. Sest tegelikult me alustasime, kui me flagi alustasime, siis me mängisime 7-7 mingi paar esimest kuud, see oli nii lahe. See on täiesti, või see mõttes nagu, sa mängid nagu tavalist coverage'i, vaata. Sa mängidki nagu, trennis on sul periood, ründeliin, kaitseliin ja jooksjad ja back-up quarterback lähevad ühte nurka, lähevad jooksuvad oma inside run'i, 9-on-7, mis iganes see koolid sellest on ju big boy ja siis samal ajal receiverid ja cornerbackid ja safety mängivad 7-on-7, see ongi 7-on-7 liinid. See oli nii lahe nagu formaat kuidagi, et see oli täpselt nagu see õige vahe, aga see nagu ametlik olümpiaformaat peaks on 5-5 vastu lihtsalt, et te teaksite. Aga jah, sellest nii palju, et eks kõigil on oma hinnangud Pro Bowli rosterile, andke meile märku. Aga ma ei tea, Ülar, enne kui me jõulupuu alla vaatame, lähme käime korra vist ennustusmängud ja äkki siis isegi oli puustid ka või, et saad võtta korra. Jah, ennustusmängud siis 16 nädalat on tehtud, 2 on jäänud ja nüüd meil läks kõik tagurpidi, mis on väga vinge, sest et meil on uus üldliider on ja, aga 16 nädal, Meelis müts maha, sa olid üksi, kes läksid 11-2 ja siis AJ Dracula, Anett-Marii, Ott, meie Ott, Patriot, siis Jaanus ja Esper läksid 10-3 ja siis on unnik veel, kes läksid 9-4, et super töö paganama selle nädala pealt, kus oli päris palju üllatusi, sest et üks geenius siin podcastis praegu oli eelviimane tagant podcast, läks 6-7, nii et need eksperdid teavad väga palju, eks siis mina. Aga üldarvestus läks nüüd eriti huvitavaks, sest Esper võttis juhtimise üle, tal on 150 võitu, teisel kohal on Egon, kes pikalt juhtis vahepeal, tal on 148 võitu, ainult 2 maased, pole hullu. Kristjan Lints on teisel kohal Viigis Egoniga 148 võitu. Kaur, kes oli pikalt hooaja algusest saadik juhtis, kes pani ka ühe ideaalse nädala, koos Esperiga by the way. Esper ja Kaur on ainuks, kes on ideaalse nädala teinud see aasta. Siis Kaur on 146 võitu, eks siis ta on 4 maas esimeses kohast ja siis seal tema taga on veel Marko M ja Meelis, kes on siis omakorda 1 mänguga maas Kaurist, ehk siis top 6 on 5 mängu sees. Ja ma võin, need top 6 on meil top 5 siis, sorry. Ei ole top 6 ikka, jah, top 6. Siis, kui sa hakkad neid halbu nädalaid ära võtma, siis see võib, nende 6 mängija vahel võib väga palju veel muutuda, et seal on kõik väga lahtine, et see saab päris vinge olema, sest et ma vaatan, kui hästi ChatGPT seda teeb, aga mul on kõik data seal ChatGPT'st nii tehed, et ma konvertin sealt läbi seda kogu aeg, siis ma kirjutan talle, vaata, kas ta arvutab õieti kohe esimese laksuga või. Et see, aga manuaalselt kontrollime üle niikuinii, sest siin on suured rahad on mängus vaatame. Terve hooaja pikkune võistlus ikkagi, seda tuleb mitu korda üle kontrollida. Järsku on Ülar on 3. Ups, kuidas sa sinna said? Ma ei tea, aga ma ei arvesta niikuinii, ma võin olla 3. Hakkad vaatama, kui Ülaril on mingi 1,1 koefitsient küljes, vaata, mis teema sellega on. Jop, aga siis Oliboostidest, kui rääkides koefitsientidest, siis Oliboostid ka on ja eelmine episood rääkisime, ei läinud väga hästi. Eks me ise keerasime natuke käru, aga ei õnnestunud ka nii hästi. Eks me ise keerasime ka käru.
no me natuke keerasime jah. Need mängijad keerasid, meie ei teinud midagi valesti. Siis me oleme kõvasti august selle hooaja peale, meil on 2 nädalat aega, me tuleme välja siit, vaata. Et siis selle nädala peale meil on 2 all to win, need parleid on praegu tehtud, et me ootame homseni kõikide proppide ja touchdowni parleidega, siis meil on rohkem aega analüüsida, mis juhtub ja nii edasi. Aga siis all to win, Steelers võidab Cleveland Brownsi. Jälle motivatsioon on siin taga see, et Steelersil on vaja võita, et kindlustada playoff koht ja Browns ei mängi millegi eest, vaata. Sama on Tampa Bay võidab Miami Dolphinsit ja Tampa Bay'l on samamoodi, neil on vaja kindlasti võita, et jääda ellu playoffi handis. Ja Seattle mängib siis Carolina Panthersiga, me valisime siis, et Seattle võidab ja Seattle'il on samamoodi, sa võidad, siis sul on täiesti reaalne võimalus olla number 1 seed NFC-s, et motivatsioon on kõrge ja Carolinale iseenesest ta tahab seda võita, kui ta võidab siin ja Buccaneers kaotab, siis nad on kindlustanud oma divisioni ja play-offi koha, aga kui Carolina võidab siin, aga Tampa ka võidab, siis neil ei loe mitte midagi neile tegelikult, et neil on nii palju motivatsiooni võib-olla, on ju. Ja eks siis Steelers, Bucks ja Seahawks kõik võidavad, see on selline 3 koef, et see on peaks magus olema. Ja siis meie 2 San Francisco võidab ja Buffalo Bills võidab. See San Francisco võit Bearsi üle, see on loogiline minu arust, kodus ka, San Francisco, aga see Bills Eagles, see on selline 50-50, aga meile meeldib Billsi match-up rohkem, et Bills kodus mängib ka, et aga see võiks väga vinge mäng olema, et siis see on ka selline 3 koefiga, et need 2 parleid, et need, ma ei tea, Ott, any takeaways? Noh, selles suhtes, kui vaadata nagu play-off pildile peale, siis kõikidel satsidel on sinna nagu väga kõrged motivaatorid nii-öelda. Et noh, Paksil põhimõtteliselt laias laastus on hooaeg läbi, kui nad kaotavad Dolphinsi vastu, nad ei tohi kaotada, Dolphinsil ei ole mitte millegi peale mängida, on ju. Ja kõik ülejäänud satsid on ka niimoodi, et kui nad nagu võidavad, siis põhimõtteliselt on neil kas siis play-offi asetus või play-off üldse nagu lukus või siis vähemalt võimalik nii-öelda kõrge asetus saada, et siin on nagu väga olulised mängud nagu just ühele poole tavaliselt, et kui me võtame ka sellisel Eaglesi Pilsi mängu, Eaglesil on ju division lukus vist, okei, sa seal natuke saad asetusega ikkagi mängida, on ju. Nad saavad 3. kohast teiseks tõusta, kui Bears kaotab, on ju. Jah, aga et ühesõnaga nemad on 49ersi poolt ka samal ajal, aga Pilsil on nagu võimalik veel division ja vist isegi conference kinni panna. Jah, conference on ka võimalik, jah. Aga seal päris palju abi vaja, aga Pilsil kõigepealt division võidad ära, saad koduväljaku eelis. Ja, just. Et me mõtleme seda inimlikust poolt, kui sa oled mängijana selles mees, kui sa oled Dolphinsi mängija, muidugi see on su töö ja sa oled kõik harjunud tegema, aga eks sul võib-olla ei ole nii valmis minema selle mänguks Tampa Bay vastu, kus Tampa Bay'l on nõnda, et kui me kaotame, meil on hooaeg läbi. Kusjuures tegelikult me ei ole arutanud seda omavahel siin, aga Ringeri Fantasy Football Shows, kui tahate pettida, kasutage Oliboost Olibeti lehel, kui petite siis nende NFL-i Oliboostide peale, siis me oleme need teinud, pettige ettevaatlikult. Aga kui te petite, siis te toetate podcasti, et olge siis mõnusad. Üks asi, millest Ringeri Fantasy Football Show on hästi palju rääkinud, et kas mingi umbes viimased 2 nädalat hooajal teha nagu see losers bracket, vaata first pick'i jaoks või midagi sellist, et teha need mängud nagu huvitavamaks, et selles mõttes huvitav idee, aga äkki midagi, mida saame arutada kunagi tulevikus. Ehk siis päriselt, mitte mängu fantasy, aga NFL-is endas. Jah, NFL-is. Iseenesest me räägime sellest esimeses pikis ka täna natuke. No natuke tuleb jutuks ühe mänguga eriti. Aga jah, lähme enne, kui me lähme mängud juurde. Tähistame korra veel jõule koos ja vaatame siis, mis meile puu alla toodi eile, kui me lindistasime või millal iganes teil toodi. Et me siis otsustasime, et meil on üks reaalne ennustus, ütleme. Reaalne ennustus kingi näol ja siis üks on ka siuke bold ennustus, kus peab natukene julgema kingi tegema, et ma ei tea, kas keegi teist tahab esimesena minna või võtan ise. Ma võin minna, et selles suhtes ja see on siis ainult regular season'i, eks siis järgmiseks 8 nädalaks, et siis me saame 2 nädala pärast uuesti vaadata, kui tark meie jõuluvana oli, vaata. Aga ma alustan sellest lihtsamast, kuna sellest oli just jutt, on ju, et siis mul oli kuusel oli kena käekell, on ju. Ma ei ole isegi kunagi käekelasi kandnud, aga mul oli käekell, see on kõige kallim asi, mis mul vist kunagi olnud üldse on, see on fucking, jah, ma ei julge seda kandagi nagu. aga siis samal ajal jõuluvana isegi sosistanud, ta ütles päris kindlalt mulle seda, et Raiders saab number 1 piki see aasta.
et see on siis see ennustus, et 2 nädala pärast ja siin suurelt jaolt on ikkagi, suures pildis on kaalul on see nädal, nad mängivad Giantsiga, kes iganes kaotab selle mängu suure tõenäosusega saab number 1 piki ja Raiders teeb väga huvitavaid lükke, nad lihtsalt panevad suht huvitavaid mängid järjest IR-i siin praegu, nad on väsinud ja nad oma staareid hakka IR-ist ei tundu, ei taha välja ka võtta ja Max Crosby ka järsku trenni kaasa ei tee, et ma ei tea nagu, lihtsalt tundub küll, et Raiders läheb nagu kaotama seda, et Giantsil on, Giantsid aita ka kaasa, nad panevad ka siin paar venda IR-i praegu, et tundub, mõlemad lähevad tankima seda. Kas ma analüüsin seda liiga palju või oli selle kella sihverplaadi peal mingi Raidersi logo nagu, et Raiders are on the clock või? See oleks päris hea olnud, ei olnud kahjuks sinimust-valge kas see kell on mingi Tissoti oma või kas seda drafti või sponsoreerinud Tissot või mingi vabandust. Tisso ja sa pead juba fancy't. Ei no Ülar on lihtsalt fancy kellamees, me peame ka oma game'i appima. Ei, mul on aega on. Mul on mingi loll Karmin. Mul on Karmäe, mul on see Karmäeni spordikeel. Spordikeel. Me peaks olema näitama neid, mis meil kaitseväes olid, need olid kõige odavam. Ma kannan seda hõbedast kasijut kogu aeg, ma olen seda mingi 10 aastat peal. Nice. Aga jah, see on minu ennustus järgmiseks 8 nädalaks on siis, et Raiders on number 1 pikk. Et nad saavad siis, neil mängivad Giantsi ja Chiefsiga. Chiefsiga ka ei ole kõige lihtsam kaotada, olge mausatega. Seal pole ka kedagi alles enam vaata. Aga see oli su reaalne. Jah, tõenäoliselt küll, aga see oli su reaalne ennustus. Jah, see ongi mu reaalne, jah, see ongi mu ennustus. Davai, super. Ott, tahad võtta? Jaa, mul jõuluvana käis siin nagu, ilmselgelt tuli jõulukotiga ja ta ei pidanud mulle isegi nagu ütlema seda kõva häälega, ta silmadega näitas mulle kohe ära ja ma sain kohe aru, et Miles Garrettil tuleb all time sack season ära, sest tal oli kott käes ja kott oli kinni juba. Ehk siis Miles Garrettil 25 säkki see aeg. Okei. Ehk siis 2 mänguga tuleb 3 säkki. Oota, jah. Oota, mis ta number praegu on? 22 praegu. 22 on praegu, jah. 22. Ehk siis davai, Ott, davai 2. Oota, me peame kirja ka nüüd panema by the way. Ma panen kirja. Jaa, panen. 25 säkki, jah, tuleb tal hooaja peale tuleb 25 säkki kokku, jah. Ehk siis, jah, 3 säkki veel, ühesõnaga. Kas see on pool või on see reaalne? Veel 2 väikest kotti. See on reaalne, see on väga reaalne. Jõuluvane, ta ütles mulle seda silmadega otse näkku. või Santa was carrying the sack around, on ju. Ma mõtlesin ka, et see on tõi säkke, noh. Tal oli see peaaegu puust, aga see oli punaseks küll tehtud, see säkk ka, et ma nägin seda kaugelt ära. Ma siis ütlen enda reaalse ka. Minul oli siis sööke kogemus naljakas, et puu all oli üks väike karbikene ja noh, ma mõtlesin ka, et äkki see on kell või noh, midagi head. Tegin siis lahti, seal oli paks suitsu ja seal oli kiri kaasas, et ega paremaks ei lähe, et elame selle talve nüüd üle. Et tegelikult oli siis see case, et eile vist, oligi jah eile, kui ma kodus jõule tähistasin perega, siis Baltimore Sun, Mike Preston, kes on idioot, pani artikli välja siis, kus süüdistas Lamar Jacksonit immaturitys, selles, et ta magab team meetingutes, mängib öö läbi Call of Duty't ja kõike muud, eks, et ta peab suureks kasvama. Baltimore'is läheb sõjaks ja ma arvan, et see sõda või need tandrid justkui, või mitte sõjaks, aga Baltimore peab otsustama John Harbaugh ja Lamar Jacksoni vahel sisuliselt ja noh, jah, ma arvan, et see otsus tegelikult on päris lihtne, aga fännid kahtlevad Steve Bishotti omaniku otsustest tihti peale, ütleme nii. Et jah, ronk saab suitsetada see talv päris toredasti veel. Ülar on meil nüüd kahjuks frozen. Tavaliselt jõuluvana toob sütt, aga ta tõi toba reaalselt. Ta tõi otse tobi. Sa pead selle sööks ise ka veel tegema nagu reaalselt. Ma olen ikka väga paha poiss olnud. No me oleme väga pahad olnud. Mis see oli siis? Oota, mul oli Frozen vahepeal. Sa olid Frozen? Sa ei kuulnud. Mulle toodi paks suitsu. Mulle toodi paks suitsu. Et Ravens, ma ei oska sellele nagu mingit seda panna, aga Ravens John Harbaugh saab kinga, ütleme nii. Okei. Ja kus ta läheb New York, jah. Giantsisse. Ei, see oli jah, ma saatsin lihtsalt selle peale tuli, ma ei tea, kes iganes mingi koht pani üles umbes, et John Harbaugh on hot seedil mingi, see number 1 valik ja siis
Giants ja Titans palkaksid ta ilma intervjuuta, mis oli nagu, tiim on nii halb, et see on solvav. jah. Aga Ülar, pane siis bold ennustus ka, võta see kingitus ka lahti. Oota, see ei ole üldse bold, aga samas on bold, noh, ma ei tea. See on, sest et mul... Selle regular seasoni peale on nagu raske teha natukene. Nädal aega tegelikult, aga kui see juhtub, see on tegelikult bold, sest et see, mis peab juhtuma selleks, on päris huvitav. Ehk siis nüüd mul ootab praegu kuuse ajal, mul vend pole veel tulnud Tagavere Saaremaale, et siis me teeme homme nagu oma perekeskis, kui mul vend ka tuleb, siis mul ootavad seal päris palju siukseid kinke puu all. Ja siis ma panin neid sinna, aga siis üks piksiske backup'ik tuli ma juurde vahepeal, sosistas mulle kõrva hästi vaikselt. Et Chargers on number 1 seed AFC's. Ehk siis see sama katkine Los Angeles Chargers, kellel pole ründeliini, kellel ei ole ühtegi receiverit, kes jooksumega natuke parem, lõpetab siis AFC poolelt number 1 seedina. See on natuke sarnased see 2021 aasta, kui Titans varastas selle number 1 seedi, et see oli nagu üllatav. Ja mis peab selleks juhtuma, on väga palju ei pea, 2 asja peab juhtuma või 3 asja. Esiteks, Chargers peab võitma oma 2 viimast mängu. Okei, see on lihtne, on ju. See ei ole lihtne, aga seda saad ise kontrollida. See on see kontrollid enda saatust nii öelda. Ja täpselt see kontrollid oma saatust, on ju. Ja viimane mäng on sellest veel Denveri vastu, on ju, mis on eriti magus. Aga Patriots peab kaotama 1 mängu siis kas Dolphinsi või Jetsi mängu ja Jaguars peab kaotama kas Coltsi või Titansi vastu. Mis on päris tall task'id ausalt öeldes, sest need on nagu, need Patriots ja Jags oma mõlemas viimases mängus on kindlasti favoriit ja neil on väga palju motivatsioone neid mänge mängida ka. Et see pisike long shot ole, aga jällegi Patriotsil on 2 divisioni mängu, 2 backup quarterbacki vastu, aga sa kunagi ei tea, kui see divisioni mängud on mõnikord imelikud, vaata. Ja Jagsil on samamoodi 2 divisioni mängu, et siin ma kuna nüüd on see Jaguarsiga naljakas case, vaata, sest et Colts vaatab, mida Chargers teeb. Chargers mängib Texansiga see laupäeval, vaata, ja Colts teab, kas neil on üldse playoff hope või mitte, ehk siis kui Chargers võidab Houstonit, on ju, siis Colts teab pühapäeval, mul on ekstra motivatsiooni, ma pean tegema Jaguarsile päeva, vaata, mis aitab nii Chargersit kui ka Coltsi, vaata. Et see on siuke naljakas kombinatsioon. Et jah, see on minu bold prediction siis, et Chargers on number 1 seed ja neil on siis tulevad suht mitte kuskilt, aga varastavad selle ära AFC poole pealt. Ma jätkan sarnasel lainel. Minu puu all oli siis purkmett ja tegin siis lahti ja seal oli kirjas, et tasub varuda play-offi esimeseks nädalaks, sest karud lähevad nädalasele talvunele. Et ma arvan, et Chicago Bears röövib NFC koha ära, et kui ma nüüd õigesti aru sain, siis Bears mängib pühapäeval Ninersiga ja siis need laupäevased 2 mängu võivad siis tekitada olukorra, kus Bearsil on teine seed clinchitud pühapäevaks ja kui Bears win naudib, samamoodi neil on vaja abi natukene mujalt, aga neil on sarnaselt võimalik ja ma ei tea, see Chicago hype on kontrollimatu, aga ma olen kaasa läinud sellega, et jah, mulle siis jõuluvana sosistas, et Chicago Bears on NFC 1 seed. No okei. Siis 2 seedi, Chargers, Bears, okei. Ja siis jääb üle ainult Oti, bold kingitus. Jah, minul üks siuke kingitus oli siuke bittersweet kingitus, et kui ma jõulukingid olin kätte saanud, siis keegi isegi ei pidanud mul sosistama, aga mul tuli nohu ja siis ma tegin, lastel tuli ka, ja siis me tegime selle testi, millega saab igasuguseid COVID ja grippe asju ja siis ma avastasin, et mul lastel on RS viirus. Siis ma sain kohe aru, see on nagu nii obvious, et võtame RS on ja kelle initsiaalid on RS, Roquan Smith ja siis ma sain kohe aru sellest, et Ravens hakkab kaitses poolima ja ikkagi viimase push'iga saavad play-offi. See on minu bold prediction. See RS-i initialid, see on ega stretch või? See oli hästi ehitatud, hästi üles ehitatud. Päris hea. Kusjuures enne kui ma nägin seda, ma hakkasin mõtlema, Rayshon Slater äkki tuleb tagasi, aga see on no way Jose, see on nagu ta poole peal nagu miinimum. Kelle initsiaalid on, ma hakkasin ka mõtlema. Jah, vot nii, et ühesõnaga Ravens läheb play-offi, mulle tundub ja mis ei ole tegelikult isegi nii ebareaalne, arvestades seda, et Steelersil nüüd Metcalf ei ole viimased 2 mängu, äkki nad, ma ei tea, Dolphins on, või mitte Dolphins, kellega nad mängivad? Brownsiga. Browns on täpselt siuke imelik tiim, et nad vaata, kus nad Pilsiga mängisid eelmine nädal, et äkki kuidagi treffab ära ja siis on juba Ravens versus Steelers ja come on,
no siis on juba, sealt on juba easy money, no see basic. Aga mis selle boldiks teeb on see, et Lamar ei pruugi olla mõlemad. Tyler Huntley versus Aaron Rodgers Pittsburghis divisioni peal. Peaasi, et Roquan Smith on olemas. Roquan Smith on olemas, no all you need. Kes on pro bowler? Jah, pro bowler. Pro bowl linebacker ikkagi. Roquan Smith läheb praegu mööda seda Bobby Wagneri karjääri track'i, et ta valitakse eelmised 10 aastat ka pro bowlile. Rääkides Bobby Wagner, ma vaatasin seda preview'd, Buffalo Eaglesi preview'd, siis seal oli play eelmisest nädalast, vaata, kus Commanders mängis Eaglesi vastu ja seal on üks raut, mida HA jookses siukse kiire hooki või curly vist, kui ma eksi ja siis see on kõige, see play vist ma arvan, mida Bobby Wagner vaatab, et nagu it's time to retire. Vend lihtsalt nagu jooksis ühes suunas ja ta nägi, et HA katib sisse, aga ta ei suutnud, see ei pidurdada ja lihtsalt jooksis üle. Ma nägin Twitteris isegi mingi nagu, see oli mixtape kokku lõigatud, seal oli mingi 5-6 play'd, kus nagu Bobby paraku lihtsalt ei paindu enam seljast ja põlvedest eriti, ta lihtsalt nagu loimab järgi. Et see Washingtoni kaitse keskosa on jah natukene nõrk, aga see on mis ta on. Aga jah, Roquan, ma loodan ka, absoluutselt. Väga tore kingitus oleks. No muidu esmaspäeval on Kalastel jälle sama särk seljas, mis iga pakk. see hooaeg reaalselt ma oleks terve hooaeg anda seda. Aga jah, need olid siis jõulukingitused ja lähme siis sujuvalt kohe selle peale ka, et NFL teeb meile siis jõulukingituse, et täna, kui me lindistame, tegelikult me sel mängul ilmselgelt ei peatu pikalt, me tegime seda teisipäeval juba. Aga jah, neljapäeva õhtul siis on NFL-is 3 mängu, Dallas at Washington, Detroit at Minnesota ja Denver at Kansas City, 2 neist esimest on Netflixis. Aga jah, me saame kohe minna siis laupäeva juurde, et kõik teavad, mis quarterbackid nendes mängudes mängivad. Laupäev on väga oluline mängupäev. Seal on küll omajagu mingeid vigastusi ja omajagu neid asju, aga 2 mängu, 23:30 siis laupäeval detsember 27 algab Houston Texans at Los Angeles Chargers. Vigastusi on omajagu, aga Chargers on nii terve, kui nad saavad olla ja Texansil pole kõige hullem olukord praegu, et Aziz Al-Shahir peaks isegi tagasi olema, et saavad nagu mängida. Texansil on 7 võitu järjest, alustades sellest, kui CJ Stroud välja läks ja appi, see pika kaelaga tüüp, appi. Mitte Mike Lennon, vaid see teine. Davis Mills. Jah, Davis Mills. Davis Mills siis juhatas nad Stroudi väljas olemisel ja nüüd nad on 7 võitnud. Kui nad võidavad, nad on play-off'is ja võiduga nad on ühtlasi Chargersiga 1 rekordil, kuigi me kuulsime, et seda ei juhtu, kuna Chargers võtab one seed'i. Et ülar teiselt poolt, Chargers on ka päris hea olnud, et see on selles mõttes ideaalne mäng, ma arvan, täpselt see laupäeva õhtu jõulunädalal mäng on NFL Networki mäng. Et ma ei tea, mida sa ootad sellest mängust kõige rohkem? See stat oli see, et CJ Stroudil on olnud 2 korda 4 pluss winning streak ja mõlemad korrad on Jim Harbaugh selle lõpetanud. Vist oli see stat või midagi sellist, eks siis siin on jälle võimalus, sest Texans on 7 tükki järjest võitnud ja millest siis CJ on võitnud 4 tükki järjest vist, kui ma eksi, starterina. Et see oli naljakas, need ei loe mitte midagi, see oli kolledžis on ju, kui Michigan ja Ohio State on ju. Aga see on huvitav mäng selle koha pealt, et mõlemal ründeliinil on tõsised probleemid, Texansil on mõlemad tacklid potentsiaalselt väljas. Et ja Chargersil juba on mõlemad tacklid väljas. see Texansi kaitseliin eriti nagu selle Chargersi liini vastu, et see tuleb karm. Sul on Will Anderson ja Daniel Hunter, kellel on mõlemal juba 10 pluss säkki koos, et nad on kõige parem pass rushing duo tegelikult NFL-is viimase 2 aastat olnud juba ja see aasta samamoodi. Et nüüd ongi see, et kumba rünnet me rohkem usaldame, sinna taha see jääb, et natukene Chargersi poole pealt on see parem, et Texansi vastu sa saad joosta too. Pass rush'is nad on väga hea, jooksukaitse ei ole väga hea, kõige lihtsam viisi, kuidas sa saad vastasmeeskonna pass rush'i aeglustada, kui sa suudad palli joosta. Et Omarion Hampton on nüüd tervem ka Chargersi poolt, et kui Hamptonil on hea päev, siis ma arvan, Herbertil on natuke aega seda palli laiali liigutada ja Texansi koha pealt. Sa pead lihtsalt ära võtma need söödumängu ja siis ma arvan, neil ei ole, Chargersil on väga raske palli liigutada, aga ma ei tea, ma ei usalda nagu Texansi rünnet üldse. Isegi kui Chargersi kaitse ei ole nii domineeriv kui näiteks Texansil endal on, aga ma ei tea, Texansi rünne on ju siuke, et see igal juhul see mäng mingi 14-17 mäng, ma arvan. Ott, kumba rünnakut sa rohkem usaldad selles mängus? Ma arvan tegelikult ikkagi, et Chargers jama puhtalt sellepärast, et kui me rääksime sellest rushimisest on ju,
siis mul on siukene väikene karvane tunne, et Justin Herbert jookseb jälle mingi 40+ jaardi neile, sest ta on see aasta väga hästi scramblenud ja jooksnud. Et selles suhtes samamoodi nagu Ülar ütles, et surve vastu on väga hea joosta ja kui sul on jooksev quarterback, siis see aitab jõhkralt ka surve vastu, et nii-öelda kuna see pocket on natukene siukse kaitse poole pealt nagu natuke hõredam ja sinna tekivad suured augud just linebackeri ja selle liini vahele, siis ma arvan, Herbert preegib mingi siukse 30 jaardise jooksu kindlasti ja ma arvan, ta jookseb rohkem kui vähem see mäng, seepärast, et lihtsalt see on nagu mõistlik. Ja Texans on 31. NFL-is quarterbacki jooksu vastu, et nagu see on neil suur probleem olnud, mis tähendabki seda, et nende pass rush on hea, aga nende pass rush ei ole nii distsiplineeritud, mis lihtsamas mõttes kaitseliini mängina, ma usun mind, see on põhiasi, mida iga kaitseliini coach alati räägib, sest et see on asi, millega tavaliselt eesti keeles perse keeratakse, sul on neli kaitseliini mängijad, defensive tacklitel on near foot, defensive endidel on off-field shoulder, ehk siis sa pead põhimõtteliselt saab pass rush'i jõudma nagu kasti ümber ja quarterbackile, aga nad ei ole nii distsiplineeritud selles, et need rush escape lane'id on nii suured, et vastase quarterbackid saavad päris hästi ära joosta sealt Texansi pass rush'i ümbert, et see Herbert on piisavalt hea atleet, lihtsalt oleneb, kui hea tal see käsi on, kuigi vend stiff armis peale sama nädal peal oppi juba endini. Jah, Herberti see toughness ei saa kaheld, et näljaks mul tuli alles praegu meelde, et see on ju rematch ometigi siis sellest play-off'i mängust eelmine või aasta alguses, kui Chargers sai Houstonis tugevalt tuppa. Et jah, loodame, et see nagu mäng läheb selles mõttes natuke teistmoodi, et see oli Herberti karjääri üks koledamaid esitusi, aga jah, et noh, see on tegelikult selles mõttes väga hea match-up just sellepärast, et nagu rünnakutest ei tea, mida oodata, mis nagu tõotab tuua sellise kaitse slugfesti, mis ma arvan, selline laupäeva õhtul, hilisõhtul on päris mõnus tegelikult vaadata selline, et Daniel Hunter ühel pool ja siis Khalil Mack teisel pool ja siis Will Anderson teeb play ja siis Odafe Owe teeb säki ja selles mõttes, et ja siis samal ajal rünnakud proovivad muukida lahti, et ma arvan, et see tuleb päris vinge mäng ja kindlasti üks, mida ma jälgin. Ja siis laupäeva öösel pärast Chargersi mängu ametlik algusaega vist kell 3, kui ma eksi. Ja on siis Baltimore Ravens at Green Bay. Lamar Jacksonil on seljavigastus, mille ta Patriotsi vastu sai. Back contusion, mis siis mul on vist ka mingil, ma arvan meil kõigil mingil määral on seda olnud, Ülaril kindlasti, ma arvan, et sul ka, et su ülakeha lihtsalt ei liigu. Mul on herniated disk, et see on natuke hullem. Ära ka sellist on seal. Just, ja 2 nädalat enne hooaja lõppu liikuva quarterbackina, kelle niigi on liin halb, mina Ravensi fännina isegi tegelikult play-off'i peale väga palju ei mõtle. Aga jah, nagu me rääkisime, siis tegelikult Baltimore'il on võimalus, et Tyler Huntley oma vähese mänguaega see aasta või nii palju kui ta sai seda, tegelikult on näidanud piisavalt ja ta kunagi ammu, kui Rodgers veel Green Bay's oli, Tyler Huntley tegi Green Bay vastu väga hea mängu. Kodus küll. Ja teiselt poolt on siis küsimus Jordan Love'i kohta, et concussion, ja Malik Willis on back-up quarterback, aga tema on vigane, et see selles mõttes tõenäoliselt tuleb Malik Willis versus Tyler Huntley, et tegelikult 2 NFL-i esi back-up'i koos, ma ei tea, Marcus Mariotade ja sellistega, et ma ei tea, Ülar Lambeau Fieldil laupäeva öösel jõulunädalal tegelikult on ideaalne mäng vist, aga see, ma ei tea, mis seal väljakul peal see produkt tuleb. Aga tundub, et Love on limited, tegelikult tal on väike võimalus tulla concussionist tagasi. Ta pigem kõlab, et ta tuleb, aga Ravens ma jah ei tea. Aga Malik Willis on ka tegelikult banged up'itud, kuigi ta ütles, et ta on mingi õlavigastus, et ta ütles, et kui ta on vaja mängida, ta mängib, et siis. Aga tegelikult kui Willis versus Huntley on selles suhtes intrigeeriv, et see on natuke võrdsem. Et nagu tasem, kui Love mängib siin Huntley vastu, siis on natuke veits halvasti. Aga ma arvan, et Backersil on üks võit ja nad on play-off'i kindlustanud ja viskab Lionsi välja ja Backers teab siin mängus, kas on vaja. By the way, kui Lions kaotab kuidagi, täna öösel, kuidagi, aga see on NFL, siis Backers on juba kindlustanud play-off koha. Aga nad saavad veel tõusta üles poole, kui nad tahavad, nad võivad isegi divisioni võita veel, kui Bears seal langeb. Et ma arvan ikkagi Green Bay on suur favoriit siin, et nagu Malik Willis on iga kord, kui ta on pidanud mängima, ta mängib hästi, eriti kui ta on starter, vaata, kui ta ei pea tulema välja mängu keskelt sisse, et ma ei tea, Kallas, sa saad hästi, kui palju Ravensi kaitsel ei ole väga palju.
jah, kuigi jällegi nagu eelmine aasta ka nad hooaja lõpus jälle võtavad natuke kokku, et kaitse on vähemalt natukene mängima hakanud, see New Englandi mängu lõpp muidugi ei ole, see on klassika. Backersi ründeliin on väga bängd apitud, et see on kusjuures eelis, aga kui sa ütle mulle, kes teil see pass rusher on seal? No just, täpselt, et ja teiselt poolt ka see suur skandaal, et Derrick Henry, New England pidi fake pundi tegema, sest kartsid põhimõtteliselt Derrick Henryt vaata selles mängus, mida nad ei saanud ja siis Derrick Henry ei puudutanud palli viimased 13 minutit sellest Patriotsi mängust ja John Harbaugh ütles, et nad oleks võinud mängus olla, et see nagu jah. Et kui sul Tyler Huntley on starting quarterback, ma arvan Baltimore'i see ründeplaan peaks olema üsna lihtne, et pall kuningale, kes detsembri lõpus on teda väga raske seal Lambeau õues maha ka võtta, et tegelikult nagu ongi see, et ma ei tea, Ott, mis sa arvad, aga ma olen Ravensi fänn selles mõttes muidugi, et mul on nagu mingi emotsioon sellega seotud, aga tegelikult see võib päris lahe mäng tulla just sellepärast, et see olekski Malik Willis versus Tyler Huntley, et Ott, ma ei tea, mida sa laupäeva öösel ilmselt mängu ei vaata, aga mida sa nagu ootad sealt? Tõenäoliselt ma ei vaata aga ma juba tean, mis jõuluvana ju mulle saatis ju selge sõnumi, et siin Ravens ilmselgelt võidab ja pluss on ju, ütleme, kogu NFL-i vaatajaskonnal on see selles mõttes huvitavam, et siis meil on üks division ja üks play-off koht on ju täiesti viimase nädala peal lahti ka, et selles mõttes ma arvan, et kõik nii-öelda võib-olla Steelersi fännid mitte nii väga ja Backersi fännid ka võib-olla mitte nii väga, aga ülejäänud nagu tiimide pooldajad, ma arvan, on selle poolt, et meil week 18 oleks võimalikult palju põnevaid mänge ja seetõttu ma nagu ootan ja loodan, et Ravens siin nagu leiab mingi rohu Backersi vastu, mis ei ole nagu väga võimatu, seepärast kui Browns seda suutis, siis suudavad seda kõik, ma tahaks arvata. Nagu, see oli veel terve Backers kubaid või? Jah, et Backers ei ole nüüd mingi vagun. Ei ole jah, et nad võivad olla väga head, aga sama hästi võivad olla väga-väga halvad, et see on niisugune ma arvan, see mäng tuleb nii-öelda huvitavam, kui see praegu nagu näib, et see tuleb, et selles mõttes heas mõttes Ravensi poole. Ja Kallaste viimane küsimus sulle. Mitu carry't peaks Derrick Henry'si mängus saama? 30. 30+ on ju. ja Keaton Mitchellil võib ka 8 anda. Ja jooksab 45 korda palun on ju. Ja Tyler Huntley võib ka joosta, aga Derrick Henry nagu, miks teda võtsite? Kui te kodus New Englandi vastu week 16 vajate võitu ja Derrick Henry ei puuduta terve 4 palli, sest et täiesti ja Jacobs on ka bäng abitud ikka veel ka, et nagu Backersil on ka, Wilson on see backup running, kes on ka solid, aga nagu Jacobs ka ei ole 100%, et see Ravens tehke ära, sest et see point, mis Otil oli, ma ise ruudin terve see nädal nende meeskondade poolt, et see week 18 kõige lahedam nädal üldse NFL ajaloos. Ma Baltimore'i fännina loodan, et jõuluvana ennustus muidugi läheb täppi, aga Baltimore'i fännina ma tean täpselt, mis juhtub. Nad võidavad, Pittsburgh kaotab week 18, Pittsburgh võidab mingi viimased minutil. See on juba, see on tähtedesse kirjutatud juba ammu. Aga kusjuures ma hakkasin praegu mõtlema ka selle peale, nagu sa ütlesid, et see tuleb, on nagu oht, et või lootus, et see tuleb üks põnevamaid week 18, meil ei ole päris mitu hooaega on nii lahtine nagu first seed ka mõlemas konverentsis. Oligi, nagu, vaata see AFC, vaata kui Titans võitis see aasta oli räigelt wide open, vaata. Jah, aga siis oli ka enda NFC või tähendab AFC, et nüüd see aasta nagu mõlemad konverentsid on reaalselt nagu week 18 reaalselt lahtised, seepärast kui sa võtad NFC, Hawks võidab või kaotab, vahet ei ole see division konverentsi, see first seed on lahtine nagu nii, seepärast kui Hawks võidab ja 49ers on võimalik ära napsata ja Ramsil ka, või 49ers on, ja teisipidi ka AFC-s nii-öelda, see ei ole Broncosel lukus, et selles on päris äge see hooaeg, et meil ei ole sükest Chiefsi või Eaglesid, kes seal 14-15 võitu nopib ja palju õnne teistele, et jagage need ülejäänud poissad ära, et me võtame selle vaba nädala, et see on päris äge selle nii-öelda general NFL-i fännina on see päris äge, millele nagu vastu minna, et see jätab nagu play-offi ka siukse põnevuse, et ja kõige parem on mille nimel mängida siin viimased nädalad ka. Kõige parem on see, et Chiefsi pole seal enam. Just. Aga New Englandi saime vastu. Aga jah, need olid siis need 2 laupäevast mängu. Liigume pühapäeva juurde. Tuleb tõdeda, et see pühapäevane early window ei ole kõige tugevamate seas, aga jällegi, siin on nii palju play-offi stsenaariumid, et päris paljud mängud on nagu olulised, kui mitte midagi muud. Ma arvan, et alustame late window'st, kus on ainult 2 mängu, mis tähendab, et kellel on 2 ekraani ei pea isegi red zone'i kasutama. Oled sa kindel, et see 2 mängu ainult? No, siin on 2 väga erinevat mängu, ütleme siis niimoodi. Philadelphia Eagles at Buffalo Bills. Alustame sellest ja lähme main event'i juurde hiljem.
ühesõnaga, see on nagu mäng, mis me hooaja alguses või üldse ma ei tea, kui see on schedule announce iti, see on nagu heavyweight, see on nagu ja ma ei räägi Jake Paulist ja Anthony Joshuast, see on ikka nagu tõsine. Aga hooaja käigus on nagu lainetused natukene erinevad olnud, aga sellegi poolest week 17 ja me saame ju tegelikult ikkagi, Ott, me saame ju 2 tiimi, kelle sihik on selgelt Super Bowl ja Buffalo on kindlustanud oma play-off'i koha, Eagles on divisioni kindlustanud, eks ju. Et see tõotab tulla korralik madin, et ma ei tea, Ott, mis su esimene mõte on, vaadates seda mängu? Selles mõttes, kui me enne rääkisime seda, et Eaglesil on võimalus second seed saada, siis minu arust see aasta NFC-s 2. ja 3. seedi vahe on päris jõhker. See on põhimõtteliselt see, et kas sa lähed NFC Westi vastu või sa lähed Backersi vastu siis vist. Tõenäoliselt, aga see võib seal 6. seed võib igati pidi seal ringi flipida ja sõita veel on ju, aga see 5. seed on suht kindlalt NFC sats ja mine siis mängi, esimene round sa saad esimene round sa saad rahulikumalt, aga siis teises roundis sa pead minema NFC Westi vastu. Et ühesõnaga see teine seed, kus sa lähed alguses seal 7. seedingu vastu on natukene ikkagi tundub lihtsam kui see, et sa pead seal NFC Westiga madistama kohe alguses ja siis palju õnne sulle, sest see on, need on siukene tummised tiimid ja kõik on nagu 49ersiga kaasa arvatud nagu pigem liiguvad üles suunas ja on seal power rankingi top 5 juba täna, et see on siuke asi ikka, mida peale mõelda ja Pilsil on, ma ei tea, esiteks on see Chiefs kukus välja on ju, Ravens on Roquan Smithi õlgudel, et selles mõttes Josh Alleni aasta on ju ja päris nagu, nemad ei vaata tõenäoliselt selle peale, et kas me võidame nüüd divisioni, aga ma arvan, see nende jaoks on nii oluline, nende siht on Super Bowl, aga tunduvalt lihtsam on minna Super Bowlile, kui sa ikkagi oma divisioni ära võidad ja veel parem, kui sa sinna first seedi saad, et selles mõttes siit saada mingi hea momentum võita teist väga tugevat satsi enne play-off'ide algust on ülimalt oluline, et selles suhtes see on siuke korralik littimine. Suur mäng, kus kõik silmad on või selles mõttes, et suurem osa maailmast vaatab tegelikult seda mängu, et Ülar selles mõttes mõlemad meeskonnad tulevad nagu võidu pealt ja tegelikult hoog on sees. Eaglesil on märksa lihtsamad paar nädalat olnud, Buffalo pidi ikka Clevelandis päris palju tööd tegema eelmine nädal, et mis sa nende 2 tiimi kohta nagu praegu ütleksid? Eagles nagu trendib õiges suunas. Bills on see, kes ta on ausalt öeldes, nagu ma ei ootagi mitte midagi muud, sest et siin on juba kuskilt ma vaatasin neid meie, ütleme siis spordikollase meedia klippe ka on ja kõik need first take'id ja kõik need asjad on ja kas see on Buffalo Billsi kõige halvem meeskond, kes Josh Allanil on olnud ja värki, siin paar aastat tagasi oli suht sarnases puldis, kus see kaitse oli ikka väga nõrk. Siin mängus ka, Billsil on 3. kõige halvem jooksukaitse NFL-is on ju. Saquon Barkley'l on viimasest 3 mängust 2 120 pluss rushing yard'i olnud. Ta näeb päriselt hea välja nüüd hooaja lõpus. Barkley tundub, et võib-olla puhkas hooaja lõpus. Eelmine aasta oli nii raske, et võttes ta läks aega, aga kui Barkley saab ennast siin mängus käima, siis fuck sakes, need on väga-väga raskeks, aga teiselt poolt. James Cookil on 4 mängu järjest 100 pluss yard'i ja see on touchdowni machine, et James Cookil ja Eaglesi vastu sa saad joosta, see Eaglesi kaitse ei ole ka mitte mingi nagu domineerib just jooksukaitsega, et see on Eaglesi kaitsel on ainult üks nõrkus, see on jooksukaitse, et see on siuke, ma ütleks, et selle mängu storyline on James Cook versus Saquon Barkley. Jah, et see ongi nagu mõlema tiimi, Buffalo, selgelt Philadelphia'l on nagu rohkem draamat olnud selle rünnaku ümber, aga neil on ka nagu talenti rohkem, et kui sa Buffalost räägid, siis põhimõtteliselt sa räägidki ainult James Cookist, kes on quarterbacki kõrval loomulikult. Ja teine osa sa ka võtta, Josh Allen on natuke vigane, aga Josh Allen ta mängib 100%. Ta on kogu aeg vigane. Aga mõlemad meeskonnad ründes toimivad paremini, kui quarterbackid jooksevad. Et nagu Hurts peab jooksma, nagu viimased 2 mängud on väga palju, mitte väga palju, aga ta rohkem jooksnud kui siin hooaja alguses juba. Et see on avanud ühe elemendi seal ründes, siis Josh Allen peab niikuinii jooksma, sest et kui sa vaatad Josh Alleni sööduvolüümi, päris madal. Nagu ikka üllatud, ta viskab mingi 50 jaardi siin vahepeal. Ja suur osa on screen'id Khalil Shakirile ja selline märk, et seal on nagu selgelt see sama jutt, mis hooaja algus oli, et kes need receiverid on, kes eralduma peavad, Cam Newton pani meile Keon Coleman ilusti risti peale, aga seal on veel neid tüüpe, kes Josh Palmer pidi tulema ja suurt rolli mängima, ta pole midagi teinud. Et jah, tundub, et
ma arvan, et Eaglesil ma ei taha öelda, et trauma on lahenenud, kõik see blablabla, et Eaglesil on aega veel siin kokku variseda. Aga mulle tundub, et see rünnak natukene liigub ikkagi õlitanult nüüd ja tõesti, Ülar, nagu sa rääkisid, et kui Jalen Hurtsi jalad nagu sisse tuua lisaks Saquon Barkley'le ja nendele püüdjatele, kes on kõik playmaker'id. Eaglesil tegelikult, ma arvan, on siin hea eelis, aga mäng toimub Buffalo's jällegi. Ja mis see ilm ka. Viimane asi veel on see ka, et kui me rääkisime Texansi puhul ka sellest kaitseliinist, kes domineerib ja kes palju survet avaldab quarterback'ile, siis Eaglesil on ju samamoodi ülikõva kaitseliin, kes nii-öelda see aasta pole küll nii nagu domineeriv on. Säkkideks on mõlemad võrdsid, by the way. On või? Vau. Mis on üllatav, Bills on nagu natuke kõrgemal, kui me arvame ja Eagles on räigelt madalam. Ma just hakkasin küsima, et kumbad pidid on nüüd on, et kas Eagles on madalad või Bills on kõrgel. Jah, aga see Jalen Phillips ja addition on juurde toonud, vaata siin hooaja lõpus. Aga nagu ikkagi samamoodi see surve tekitamine seal taskus, et kui Josh Allen siit jällegi tekivad leenid, kus ta saab joosta ja kui Josh Allen saab joosta, siis läheb väga-väga raskeks vastastiimidel alati. Et see on ka siuke koht, kus nagu ta breigib võib-olla siin mingi korraliku 40-50 jaardise mingi touchdown lolli, mingi run'i või mingi siukse asja välja, et ma lihtsalt põlli pärast, kurat, see on vale, muidu ma saaks päris heast teigi praegu öelda, aga ma praegu taipasin, sest Kallaste tõi selle välja. Kui sa võtaksid kaks Hurtsi ja Alleni statistika selle hooaja peale, need on nii sarnased kui sarnased, aga Josh Allenist me räägime kui MVP-st ja me räägime Jalen Hurtsist, tal on down year. Josh Allen on tal on 70% completion protsent, see career high by the way. Ta muidu see 60. Tüübi kohta, kes alustas 55 pealt umbes. Aga jah, 3400 jaardi, 25 touchdowni, 10 interceptionit on ja. Jalen Hurts 65% completion procentit, natuke madalam, passing guardid 3100, nõks vähem. Aga 24 touchdown, aga 6 interceptionit ainult. Nagu väga sarnases, vaata nagu volüümi koha pealt väga sarnases. Josh Allen lihtsalt neid rushing touchdown rohkem, kui ma ei eksi, tal on neid ikka, ma vaatan kohe palju tal neid rushing touchdown on, kus ta on siin. Ja 35 ei ole, see 35 säkki. 25, 10. 35 rushing touchdown. Oota, passiga. Pooled on tushpush'id. Ja rushing, jah, siin on rushing olemas, mis tal on 0 receiving touchdowni, kahju. 12 touchdowni. Aga pane Josh Allen Philadelphiasse ja Jalen Hurts Buffalosse ja ütle, kumb tiim parem on. Seda küll, täpselt, ja 100% nõus, aga lihtsalt see on lihtsalt huvitav. Statistiliselt vaata, kuidas Hurtsil ei ole, need on väga sarnased mängijad tegelikult ju. Vaata, Allen ei ole ka siuke drop back rhythm pass. Idee poolest täiesti sarnased mängid. Jah, see on lihtsalt huvitav võrdlus. Jep. Aga jah, nagu selles mõttes, jällegi pühapäeva õhtul kahju et late windows on 2 mängu, selle eest me saame nagu varem mänge, aga vähemalt on 2 mängu, mis on tegelikult päris põnevad ja teiselt poolt. Kaalul on palju. Jah, kaalul on väga palju tegelikult, sest New York Giants at Las Vegas Raiders. Siin mängus on lühike sissejuhatus, kes selle mängu kaotab, saab tõenäoliselt draftiks esimese valiku. Ja nüüd on juba välja tulnud, nagu Ülar mainis siin, Brock Bowers on IR-is, Raiders annab, tead, äkki keegi väänas näpu välja, tead, paneme hooaja lõpuni välja. Max Crosby jõudis enne välja öelda, et I don't give a shit, minu töö on olla parim defensive end maailmas, mina lähen neid mänge võitma. Max Crosby, see on su elu olnud viimased 3 aastat iga nädal, selles mõttes midagi ei ole muutunud. Ja Giantsi poolt, ma ei teagi nagu Ülar, selles mõttes Giantsi fännina loomulikult, et mul nii nõme alati nagu Ülarilt küsida neid küsimusi, aga nagu see ongi see, et kas sa pigem tahaksid, et Jackson Dart teeks 350 jaardi näeks ülihea välja ja Giants võitab suurelt või te saate first pick'i? See on natuke kahe otsaga asi, vaata, ma eelmine episood mainisin ka, et see jutt ka mulle ei meeldi, et kui Giants saab number 1 piki, siis kas me peaksime Mendoza võtma üle Jackson Dardi, vaata, seda tahaks ka vältida, et siis ma ei tahaks saada esimest piki puhtalt, sellepärast ma ei viitsi seda bullshit'i kuulata, vaata, sest minu meelest Dart on piisavalt näidanud, et mine proovi, mis tal on, nagu Dart on keha ehituse poolest, ta on natuke atleetlikum Brock Purdy. Nagu lihtsalt ta ei ole nii suur ja olgem ausad, kui ma paneks Jackson Dardi ja Patrick Mahomes'i kõrvuti, Mahomes ei ole ka nii pikk tegelikult, et nagu see pikkuse probleem on okei. Ülar võrdles just Jackson Darti Patrick Mahomes'iga. Täpselt. See aasta on parem olnud kui Patrick Mahomes, just saying. Aga minu meelest on Dart pikk näidanud.
ja Loki ma üritaks siin mängus, et las rünne mängib hästi, las kaitse mängib samas hitas, kui me mängid ja las Gino paugutab neid pomme ja me kaotame, aga mingi 34-30 mäng, vaata, mingi siuke asi, vaata. See oleks ideaalne stsenaarium, et sa saad nagu jälle kindlust oma quarterbacki ja rünnaku osas, aga teiselt poolt kaotad, sest jah, siin mul on tänkata muidugi lahti nagu ikka, et Giants ja Vegas on 2-13 ja siis sul on Ports tiim 4 tiimi, kes on 3-12, et tegelikult siin on veel aega muutuda. 3-mängulise võiduseeriaga New Orleans on kõrgele kerkinud ära juba, et siin on veel aega 2 nädalaga, aga selles mõttes, et ma arvan, et me ennustame Giantsile ja Raidersile hooaja lõpuni kaotusi, aga week 17 on lihtsalt mäng, kus need 2 lähevad omavahel kokku ja sellest sõltub palju, et ma ei tea, mis kuradi kaos juhtuks siis, kui see mäng viiki jääks, aga see oleks veel naljakam. Tead see, mis parem mõlemale? Ma arvan, jah. Jah, siis sul on ju mõlemale. Jah, siis on 2 ja 1-2 kindlasti vist tuleb. Kui see mäng viiki jääb, siis päris paljud gamblemis, mis iganes investigatorid saavad tööd siin jõulude ajal. Jah, FBI-sse helistab, et see kurat. Sest üks asi veel viimane asi, statistiliselt on lihtsalt lahe. Raiders on NFL-is jooksu efektiivsuselt viimane. Giantsi kaitse on NFL-is jooksu efektiivsuses kõige viimane, ehk siis meil läheb kokku Genti, kes on kõige halvem kaitse, aga Genti on kõige halvem olnud nagu see ei ole tema süü, see ründeliini kõik kokku pandud on ja, aga ma arvan, et Gentil on päris päev siin. Jah, Gentil on olnud siin head päevad jah, et see lihtsalt tuletab mulle meelde seda, et see on see, et peatatav jõud läheb vastu liigutava objektiga. Jah. Ja võtta jah, nõndapidi, jah, õige. Mitte siis vastupidi, et ma ei tea, Ott, on sul selle mängu kohta mingit teike või lihtsalt istume ja naudime koledat. Red Zone'ist näeb, vaata. Ma räägin, Red Zone'i peab panema, kui sul üks ekraan on, siis küll. Ma arvan, et ma julgelt panen kinni oma streami ja lähen küll 11 magama juba. Aga selles mõttes, et mina ise arvan seda, et see jah, et okei, sa võid rääkida jah, et kumb saab selle first pick'i ja kumb ei saa, aga mina arvan seda, et Mendoza läheb nagunii Raidersisse, vahet ei ole, kas nad on, mis iganes pick'i nad nüüd korjavad siin nende viimase 2 mänguga, ta läheb nagunii Raidersisse, sest et vaatame reaalselt sellele asjale otsa, siis kui ülejäänud satsid, kes sinna kandideerivad, kes seal on siis, need on ju, ongi Giants, Titans vist veel. Cleveland, Titans, Jets ja Cardinals ka. Jets ja Cardinals. Okay. No siis ikkagi on mingeid neid, aga mulle nagu tundub hädasti, et Raiders korjab Mendoza endale ja sest nagu Titansi puhul tunduks see natuke nagu rumal lükke. Minu arust Cam Ward ei ole siuke asi, keda sa... Ei, Titans ja Giants on samas paadis. Jah, samas paadis, neil on QB olemas. Nad tahavad treidida tauni. Miks sa tahad number 1 pikki ongi sellepärast, et sa saaksid... Miks Giants tahab first back'i ongi see, et ta tahab müügile panna seda. Aga ma kuulasin just Brett Colemani podcasti ka, et selle aasta draft ei ole kõige parem üldiselt üldse. Et ma olen nüüd top 10 ka vaadanud, et kurat, kui sa saad mingi 5. oled, nagu see on suht crapshoot või sul ei ole nagu konsensus, vaata. Mis ei tähenda alati head, sest me võtsime Eamon Thibodeau ja Evan Neali, kes olid konsensus. Ja need olid, Thibodeau oli nagu generatsiooniline vend umbes, et see ongi, et see aasta keegi saab top 5 piki ja peab võtma safety. Et see olukord on lihtsalt... Ma võtaks Caleb Bounce'i, mul on pohve, ma võtaks number 3. Hea safety, ma räägin, aga keegi safety ilmselt on top 5, et jah, ma mitte irooniliselt arvan, et see tuleb väga lahe mäng. Et mul on igal juhul 2 ekraani taha. Gino on väike revenge game ka, Giantsist sai ju, ta sai ju kõik selle bullshit'i, kui ta benchiti Eli pärast. Eli pärand on ju Gino õlul, jah, et see on õige. Ärme siis early window'sse veel lähegi, võtame Sunday Night Footballi ka. Kui sa juba öö läbi üleval oled, siis oled Chicago Bears at San Francisco 49ers. Chicago, keda ma just enne mainisin, on suurepärase soos, tegelikult San Francisco on ka. Eelmine või teisipäeval rääkisime, kuidas San Francisco on tegelikult ületanud väga palju takistusi aasta. Chicago jaoks natukene nagu võib-olla ebavõrdne, et nad peavad lääne rannikule minema, aga need ongi need mängud, mis sa võitma pead. Mõlemad meeskonnal on number 1 seed saadaval ja mõlemad meeskonnad tulevad siin korraliku, Niners tuleb otsese võiduseeria pealt, Chicago on võitnud viimasest 8 mängust 7. Et Ülar, kumb siin enne siis murdub, kas San Francisco kaotab kodus või Chicago läheb siis ikkagi karukoopasse tagasi ja peab siis play-off esimeses ringis mängima? Ma pigem on see, et San Francisco jätkab sellega. Bears on mõtleb siin viimastel, see on lihtsalt, seal ei ole mitte mingit õiget, see ei ole mingi loogika ega midagi, aga kui sa on nii napilt võidnud neid mänge, vaata, siis ükskord tuleb see koht nagu Denveril eelmine nädal, kus lihtsalt tuleb sein ette ja lihtsalt ei lähe ükski asi sinu poolt ja ma arvan, et Chicago kord on nüüd kord, sest nad peavad Wordsile ka minema Santa Clarasse on ju, Levi Stadiumile. Et 49ers rünne tundub klikkivat, aga
ma ei usalda üldse seda 49ersi kaitset, sest et eelmine nädal ka nagu Philip Rivers nägi päris hea välja, enne seda Big Six'i nägi päris hea välja, lihtsalt San Francisco rünne päästis ise nad ära selles mängus. Et Brock Purdy ja nad saavad, ma arvan ka, kui nad Chicago vastu neid hullusi pallikaotusi ei tee, mida Brock Purdy käest ei saa küsida kogu aeg, et ta ikkagi teeb neid lollasi otsuseid mõnikord, siis ma arvan ikkagi 49ersil on eelis, et neil on ründas piisavalt peponeid ja CMC ajab taga ka ju siis ajalugu, et Christian McCaffrey'l on võimalus saada siis esimeseks running back'iks NFL ajaloos, kellel on 1000 jaardi ja 1000 jaardi receiving ut ja rushing ut ühe loo ajal, et tal on 151 receiving jaardi puudu, et see on idekas mäng, kus sa annad talle proovitada mingi soti peale saada. Vennal on 92 catch'i palju või? Ta teeb 100 catch'i hooaja, ta tegi ju kunagi. Ta 100 ka, jah. Jah, ta on ju varemgi teinud mitu korda. On küll, jah. Jah, ühesõnaga, et noh, siin ongi see nagu Ülar just mainis seda Purdy turnover'it asja, et noh, et naljaks ongi tegelikult, vaata siin praegu hooaja lõpus, ma ei tea, Trevor Lawrence'il ja sellistel mängijatel on oma mingi karjääri parim periood. Purdy tegi Coltsi vastu väga puhta mängu, suurepärase mängu, aga me kõik teame, et see Chicago kaitse on meeletult nagu võimaluste võtja, et turnover'id on neil palju. Ma ei tea, Ott, kumbalt poolt sa seda mängu nagu läheneksid, et kas sa oled nagu Chicagolt või San Franciscolt, sest mõlemad meeskonnad on NFC tipud? No siin on üks asi, mis tegelikult selle Oli boost'i tegime niipidi, et 49ers võidab ja ma ikkagi nagu kaldun sinna poole, seepärast, et olgu nad meie divisioni rivaalid, aga meie division ruulib ja siit jälle tuleb üks tõestus, et miks NFC West nii tugev on, aga tegelikult on see, et idast rändavad tiimid, kui mängitakse öösel ja mängitakse läänerannikul, et siis tegelikult see on eelis sellele idast tulevale tiimile, seepärast, et see ajavahe on niimoodi, et tehniliselt nagu sellel idast tuleval tiimil on lihtsam mängida põhimõtteliselt. No ma ei tea, kas ta eelis on, sul ei ole, see ei ole disadvantage. Tavaliselt on nagu see, et kui sa nagu... Jah, et see on isegi mingi teaduslikult tõestatud, et see on mingi 68% nendest, mis iganes, see pettimist ja kõige koos. Loogika ütleks jah, et idast läände minevale tiimile on kergem kui läänest idasse minevale tiimile põhimõtteliselt on siis nagu sellist. Jah, sest et sa mängid nii-öelda nagu selles mõttes atleetlikkuse ja nii-öelda inimese selle füüsilise aktiivsuse mõttes paremal ajal. Et sa on nagu harjunud vaata mängima nii-öelda, kui varasemal kellaajal on lihtsam mängida, kui hilise kellaajal on see lühike point, aga see selleks, ma ikkagi arvan, et 49ers nagu peale seda, mis kadalipust on läbi tulnud nende vigastuste ja kõige selle näol ja kuidas nad on selles kohas, kus nad praegu on, et siis ma arvan, et see Chicago Bearsi, ei taha öelda seda, aga õhuloss on nende jaoks suht savi asi, kui ta ära lõhkuda siin enne kui nad lähevad Hawksiga mängima, et sest võrreldes sellega, mis takistusest nad juba on läbi pidanud minema ja nüüd see esimene siid on reaalselt käega katsutab, ma kardan, et siin nad nagu ei anna kohe mitte koduväljakul nagu järgi ja lõhuvad ära selle Bearsi. Et selles suhtes minu nagu kas tundub, et Luther Burden Ülar, kas sa oled teadlik, kas Luther Burden vist tundub pigem mängib, ma ei tea, mis Odunse? Jah, tal on võimalus, aga Odunse vigastus, tal on see stress fracture või midagi selle jalas, et ta tegi seda enne üle-eelmist mängu, tegi ullemaks soojendusel, ta üritas minna vaata, et ma arvan, et Odunset enne play-off'i me ei näe, aga Burden peaks olema okei. Ja sellepärast Bearsile meeldiks väga selle esimene play-off'i round seal koopas magada veel natuke, et siis saab tulla. Et jah, see Bearsi, kui Burden on lihtsalt nii suure rolli saanud ja see toob juurde, et jah, samamoodi nagu, või kuidagi jah, et Ninersi rünne kandis neid eelmine mäng, siis tegelikult me teame ja arvestades Robert Sala on teinud meeletut tööd selle kaitsega ja nende juppidega, mis tal on, aga Ben Johnson ja Caleb on ka teinud, et see tuleb kõva, see tuleb lahe mäng. See jooksumäng Swiftil ja Monongail on päris hea match-up ka. 100%, et me nägime, kuidas nad Packersi ära võtsid sellega seal lõpus, et jah, see Chicago on ohtlik. Lähme siis Monday Night Footballi ka, see võib-olla ei ole selline mäng, millest pikalt peab rääkima. Los Angeles Rams at Atlanta Falcons, kuskil jooksis läbi, et Rams võib-olla paneb Davante Adamsi jääle, ootavad play-off'i, kuna tal on see hämmi. Drake London on trennis see nädal, et Atlanta vähemalt lõpetab hooaja, siis tundub oma nende noorte staaridega, aga nad ei mängi millegi eest enam, et ma ei tea, Rams on naljaks, nad tulevad nüüd Atlantasse, kus on nende vanad sõbrad, peatreener Raheem Morris ja offensive koordineeter Zach Robinson, aga mina näen siin, et LA paneb paika Atlanta. Ülar, mis sa arvad?
Kirk Cousinsi aeg saab läbi ja ma mõtleks rääkides Falconsist Cousinsist. Tõenäoliselt on väga suur, et Cousins jääb ju Falconsisse by the way. Mul tundub ka jah. Nagu mis on väga olemas, Phoenix tuleb igastuse pealt vaata, mis on nagu kõige jaburam, täst taheti lahti saada terve see off-season põhimõtteliselt ja siis sorry, me peame siin Oilas hoidma, sest meil pole paremat optionit. Aga see on off-season, ei tea ma ka. Jah, Ramsil on vaja võitu, et neil on ikkagi võimalus number 1 seed peal on tegelikult või? Seahawks peab mõlemad kaotama, aga kui Seahawks, aga siis peab San Francisco peab ka kaotama see nädal ja siis võitma Seahawksi vist nõnda. Siin on vist see, et siin on veel nii palju stsenaariumid, et praegu vist on nagu kõik võimalik vaata, aga. Aga win out põhimõtteliselt ja number 5 seed ka NFC-s on okei, sa pead minema kas Carolinas või Tampa Bay'sse, see on tunduvalt parem, kui sa mängid mingi Eaglesi vastu. Et nagu Ramsil on motivatsiooni mängida 100%. Absoluutselt. Ott, mis sa veel ütled selle mängu kohta? Mulle tundub, et kui Puka Nakua siin mingisuguseid ägedaid livestreame teeb, siis Falconsil on väga keeruline. Seepärast, et peale seda mängu ta paneb 200+ jaardi sulle, vahet üle, mis su kaitse, kui tugev su kaitse on. Et, aga tõele aundas jah, Puka on täiesti müstilisel tasemel. Praegu ta on jõhkralt järgi tõmmanud ka JSN-ile jaardidest, ta on reaalselt 50-60 jaardi kaugusel JSN-ist ja ta siin jättis ju vahepeal mänge vahel ja mängis pool vigasena, et selles suhtes Puka on täiesti insane praegu. AJ Terrelli tuleb suht suke korralik väljakutse arvestades seda, et ta nagu suuruse poolest ei matchi väga hästi ka Puka vastu. Et see on kindlasti asi, mis nii-öelda Ramsi jaoks kohustuslik võit kindlasti ja ma hästi ei näe nagu varianti, mis peaks juhtuma, ma ei tea. Ei taha nagu vigastusi kuidagi ennustada ega ei taha ka loota, et need kuidagi juhtuvad, aga see näeb nagu ainuke väljapääs põhimõtteliselt Falcons jaoks, et keegi nii-öelda tegijatest saab Ramsil vigastada. See on siis enamustes fantasy liigades otsustav mäng kohamängude osas, et ja tüübid, kes väljakul on ju tegelikult Bijan ja Puka ja sellised mängid. Me ja Ott oleme meie Dynasty liigas finaalis on ja mul on Puka, eks siis see on siis viimane otsus võimalus mul põhimõtteliselt. Ma arvates olen maas mingi 30 punktiga selleks hetkeks ja siis Puka peab tassima mingi hullu crazy mängiga. Aga see pole üldse halb võimalus. Ei ole ka üldse võimalik. See on täitsa hea tõenäosus isegi, et jah, see tuleb siuke shootout, et kellel on asjad kaalul, siis saab seda nautida, aga jah, see tingimata kõige parem mäng ei ole, aga Rams vajab võitu. Atlanta on, ma hakkasin Atlanta draft picki vaatama, kes ma sain aru, et see on ju Ramsi pikk, nii et Ramsil. Ramsil eks see motivatsioon pähe. Ja Ramsil on 2 korda parem võita veel, jumal, ma seda peale ei mõelnud. All the money you have, put it on Rams. Ja Rams tahab võita, et NFC's first seed'i võita ja siis kui nad võidavad, nad saavad parema draft pickiga, see on täiesti pöörane trade. Täiesti jabur. Aga lähme jah siis pühapäeva tagasi, pühapäeva early windows, et ei ole kõige parem slate, aga siin on paar päris head mängu, et Ott alustame Seattle Seahawks at Carolina Panthers. Seahawks tuleb suure võidu pealt Ramsi vastu, ma pigem sinult küsiks just seda, et mida Carolina tegema peaks, et seda mängu võita, sest Seahawksist me oleme kõik seda Seahawksi tiimi näinud, seda tuumapommi, kes nad on, aga et mida sa näed nagu selle nõrkusena selles tiimis? Ma nüüd ei ole vaadanud, mis J.C. Horni staatus on, aga J.C. Horn peab tegema, tegelikult J.C. Horn on sõge vend, aga J.C. Horn peab tegema supermängu JSN-i vastu, sellest peab alustama. Et nad peavad Seahawksi ründe kuidagi suutma alla 30 punni hoida, mida väga paljud tiimid ei ole suutnud. Teiselt poolelt Price peab neid pikki palle viskama siis Cokerile ja Ted McMillanile, mida ta tegi Ramsi vastu, sest ma kardan jooksumäng, vahet ei ole, et neil on Taudel ja Hubbard ja et nad nõjatuvad väga palju oma jooksule, Seahawksi vastu ei jookse satsid üle 100 jaardi lihtsalt. Et kui Jonathan Taylor ei suutnud seda ja siin väga paljud teised jooksjad ka ei suuda seda, siis ma ei usu, et Panthersis Taudel või Hubbard ka seda suudab. Aga siuksed võib-olla mõni paar pikka Cokerile ja Tetile ja siis kaitses nii-öelda J.C. Horn paneb JSN-i kinni, siis on kõik võimalik. Aga see on üsna tall task, ütleb oli. Ülar, see on täpselt mäng, mis Carolina võidab tegelikult või nagu puht idee poolest, et see on täpselt see mäng. Carolina on underdog, ta võidab, kui ta on favorite, ta kaotab. Rams oli täpselt samas paaris ja Rams läks sinna ja kaotas, on ju. Ehk siis seal on mängus, sul peab turnoveri kaitses olema, sa pead saama turnoverit. Ise mitte tegema. Ja Derrick Brown saab väikse nose tackle'ina interceptioni, nagu eelmine mäng, aga Seahawks võitis ikka peale seda, kui Tarnold viskas nose tackle'ina interceptioni. Aga jah, sul peab ründes endal puhas mäng olema. Price peab off-schedule playsi tegema natuke pocketist. Kui just on tegelikult visuaalselt
kõrvaltvaatajana, lihtsalt fännina, ma toon kõik asjad ette, mis vähegi võimalik. Price on aasta jooksul paremaks läinud minu meelest. Kuidas ta mobiilselt, kuidas pocketides liigub, kuidas ta on mugavam selles ründes. Et seda on tegelikult hea vaadata. Et ma nagu Panthersi fännina, ma ei oleks nüüd nii kiire ka võib-olla Price'is muutma, no niikuinii ta sul kontrakti all, et nagu anna talle võimalus, võib-olla toob mingisugust mingi noor kutt võib-olla sisse või midagi sellist veel, aga nagu Price nagu seal on midagi, aga jah, et selles suhtes, aga Seattle on favoriit ja nagu Ott ütles ka, siis teil on kõik kaalul ka, et ju number 1 seed võtate, võidate 2 järgmist mängu, teete number 1 seed NFC-s ja koduväljaku eelis, et nagu idekas. Jah, see turnoverite koha pealt ma paneks nagu topelt garantii jah, et kui Panthers ei suuda turnover battle'it võita, siis on põhimõtteliselt võimatu. Sest et nagu kõik need mängud, mis Seahawks nagu kaotanud on, siis turnover battle on ka kaotatud. Seahawks on üldse põhimõtteliselt enamus mängudest turnover battle'i kaotanud. Et selles suhtes on see väga haige. Jaa, see on potentsiaalselt ju play-offi rematch ka ju. Nad võivad mängida play-offis ka. Ja. Kui Panthers nüüd võidab, mis on nagu eriti haige, kui nad nüüd võidavad, Seahawks nendega kokku ja nad on Panthersi kodus ka jälle. Et see on nagu selles mõttes on see päris siuke ebamugav mäng. Carolina saab ju võõrustada play-offis mängu seda. Ja, muidugi. Aga jah, eks me sellest Price'i kontraktist räägime suvel võib-olla palju, aga tegelikult sa ei pea andma talle kontrakti. Ei, siis sa ei pea, aga ma ei annaks. Näita, mis sa suudad, mängime. Aga jah, Seahawksi poolt, ma arvan jah, Seahawksi poolt ei ole vaja palju rääkida, et me teame, kuidas see tiim võidab. Lihtsalt jah, ma arvan, et nüüd hooaja lõpus on lihtsalt, tahaks näha, et nad paneksid võimsalt lõpuni ja kannaksid seda hoogu play-offi ka. Sest tõesti, pai on saadaval, et Ott, ma ei tea, on sul Seahawksi kohta veel, kindlasti on, aga mis sul nagu need teigid enne seda mängu on, et kas ennustad võitu või mida? Ei no võitu kindlasti jah. Ma tean, et Chasey Horni vastu on see väga-väga palju ennustada, aga ma nagu natukene veel ei ole maha heetanud seda lootust, et JSN suudab selle receiving yards rekordi kinni panna. Sest Triple Crown on kaugel ja keeruline. Seal on vaja mingi 13 catch'i on ta taga vist või 10 catch'i või midagi on ta taga Pukast ja touchdownis on 4 touchdowni maas Davantest. Aga Yardide drooni ma tahaks ikkagi arvata, et ta paneb nagu kinni ja ma arvan, et ta ikkagi nagu see mingi 100 yardi alla, ma arvan, ta võtab selle ükstapuha kelle vastu, aga ta võiks teha mingi siukse monster nagu, ma ei tea, ta ei ole veel see aeg tegelikult siukest 200 yardi mängu teinud ja Chasey Horni vastu, nagu ma ütlesin, väga tall task ja tõenäoliselt Panthers nagu see Vikingsi mäng näitas nagu seda ära, kuidas minu arust JSN-i vastu mängis, pärast seda ta pole väga nagu lihtsalt üle soti teinud. Kui siis ongi mingi ühe kõva veerandi teinud või ühe kõva drive'i teinud. Aga jah, et ühesõnaga JSN võiks teha jälle mingi siukse monster mängu mingi 152 jardi vahele ja see oleks nagu, see annaks mulle nagu play-offideks väga palju mugavust juurde. 363 jardi on vaja, et 2000 täis saada palju või? Calvin Johnsoni rekordist on ta 330 kaugusel umbes. Aga ärge hakake mingi 1995 tegema, kui sa juba teed täis 2000. Ära üldse millele lähedale on ju. Tee seda, mida Saints tegi. Selle tegema. Jah, ära tuleta meelde, Saintsi poolt kõige pehmem asi, et nad lubasid selle rekordi. See oli nii loll. Kui 49ers läheb sükse aega, ma ei usu elu sees. Ma arvan, reaalselt see Fred Warner tuleb oma täiesti puruks ligamentidega ka sinna seisma ja paneb lõuga lihtsalt enne kui see juhtub, nagu seda ei juhtu. Aga üks asi, mida Jacksonville Jaguars ei taha kodus lasta, on see, et Philip Rivers tuleb pommitama või vabandust, Indianapolis on mäng. Jaguars läheb siis külla Coltsile. Jagsil on võiduga võimalus Coltsi igasugune lootus, väike lootus lõpetada. Ma ei tea, Rivers nägi nagu Niners, ta viskas Big Six'i ja see ei olnud ideaalne mäng loomulikult, aga tegelikult ju Rivers läheb ka iga mänguga vormi, et ma ei ennustaks kohe üldse siin nagu, et Colts on väljas, aga ma arvan, Jaguars tuleb nii hea hoo pealt ja need on selgelt midagi leidnud. Me Ülariga teisipäeval arutasime seda Jacoby Myersi treidi väärtust ja kõike seda, et Ülar Jacksonville Jaguars külas võimalusega divisioni rivaali ülihea hooaja algus panna nüüd kurb punkt, et ma arvan, et Jags tahab kõik teha, et see mäng ära võita. Jaa, seda prossa, aga sa ütlesid, et Rivers on vormis, ma just rohkem vormis on, aga comfortable kindlasti. Game shape, nagu ütleme siis. Ja game shape, täpselt, mitte in shape, kes teil on välja nagu ikka õlle vaatega, aga nagu selles mõttes jaa. Siin mängus on see, et nagu Rivers ütles ka, et nagu ta ruudib Chargersi poolt nii palju kui võimalik, sest Chargers peab võitma, et neil üldse Coltsil oleks mingi võimalus. Aga igal juhul ma nagu annaks
sest Anton Richardson ei ole veel tagasi, aga kui Colts siin kaotama peaks, ma arvan, et Richardson saab äkki week 18 selle natuke proovida mängida, aga noh, Rivers enda poolt peab lihtsalt õigesse positsiooni panema ennast nagu ründe ja siis see rünne on, ma arvan, piisavalt hea, et see mäng võita, aga Coltsi kaitse on pigem see, mis paneb mind kaartma, nende secondary on nii õhuke praegu. DeForest Buckner tuli tagasi eelmine nädal, et nagu pass rush peaks nõks parem olema, aga ma ei usalda neid cornereid üldse. Sul on 3 legit weaponit, vaata, plus tight end Strange on ju Jaguarsi poolt, Trevor mängib lights out praegu. Et ma arvan, et lihtsalt Jaguars skoorib rohkem nagu eelmine mäng, nagu San Francisco ka. Ma arvan, see tuleb mingi 30+ punni ja ma ei usalda Rivers, ta suudab vastata nii paljudega. Ainuke võimalus, kui sa saad Jonathan Taylori saab käima ja siis saab kontrollida aega, vaata, see on ainuke võimalus, sest et mis nad on, Jaguarsi kaitse on 3. jooksukaitse, aga Colts on 3. kõige parem jooksurünne ka, et see on nagu kombinatsioon nendest 2, ma arvan, et see paremini peale jääb, on ju. Jah, et see Jaguarsi rünnak minu arust tihti peale, vaata, kui hooaja lõpus vaatad nagu, et kes ründes kõige paremini mängis, siis on mingi tiim seal tipus, kellel on nagu igal tasemel olemas ja noh, minu arust Jaguars on leidnud selle kombinatsiooni, et noh, Jacoby Myers, ma arvan, oli see pusletükk, mis puudu oli, me rääkisime, et noh, neil on Brian Thomas üle pika, Parker Washington on siuke big play vend, aga ta saab ka slotis vabalt või noh, lühikesi radu, Travis Etienne sa saab või noh, jooksjatega üldse sa saad tegelikult power'it joosta, Etienne on tegelikult hea reception back ka, et Liam Cohen ja nagu Ülar ütles, et Trevor on olnud lights out, et eelmine nädal ta oli Denveri vastu võttis 5 säkki. Hooaja keskel oli periood, kus ta võttis 5 mänguga 23, aga siin viimased nädalad enne seda ta on olnud täitsa puhas ja teinud õigeid otsuseid ka, et noh, Jagsi ründeliini saab rünnata ja Trevorit saab rünnata, aga praegu kuidas ta mängib ja noh, nagu Ülar ütles, et Coltsi pass rush ei ole nüüd ka mingi elite unit, et noh, ma arvan ka, et Jagsil on siin eelis, aga Ott, kuidas sa seda mängu vaatad praegu? Ja ma olen kõigega nõus, et selles mõttes ma arvan, et Jaguars ei suuda siin nii palju turnoverit tekitada, sest Rivers on näidanud, et okei, mingi ühe nagu lolli inti ta viskab, aga see tuleb siuke olude sunnil, kui nad hakkavad järgi tulema ja ta peab nagu force ima, aga senikaua kuni mäng on nagu even keel, senikaua ta viskab oma lühikesi sööte ja mängib safe'ilt neid asju, et sellest ma arvan, seal nagu väga suurt eelist ei tule Jagsil, aga mis ma veel tahtsin Trevori kiituseks nagu öelda on see, et ta jällegi, ma ei tea, see kuidagi episood on väga palju neid seda rääkinud juba, aga ta on ka väga hästi jooksnud quarterback'ina, et neid first down'id, mis ta on saanud, väga normaalne effort on tal ja reaalselt tüüp nagu on näha, et ta naudib mängimist ja et ta on heas vormis praegu enda kogu kehaga ka, et siin mingisugused vigastused läbi, mille ta mängis väidetavalt ja kui ta vahepeal oli siin väga off, siis tegelikult räägiti, et ta nagu nii-öelda päris ei ole kõik avalikustanud, mis tal nagu kehaga toimub. Et tundub, et ta nendest nagu on üle saanud ja et ta tunneb nagu vähemalt enda putsades nii-öelda mugavalt ennast praegu täna. Ja üks asi veel. Kui ma tahaks lihtsalt, et Colts saaks play-offi. Siis Philip Rivers on comeback player of the year. Ta on 3. praegu oodides juba praegu. Christian McCaffrey raske tõu, sest Christian McCaffrey ja all-time aastat seda raske trumbata, aga Flacco võitis ju fucking Tamar Hamlini vastu sama moodi 4 mängu ju. Et see auhind on niigi rikutud, sama hästi võib anda. See on jah. Sest kui sa räägid, mõtled nagu Rivers on ju ultimate comeback player of the year. Nagu, tema tuli päriselt tagasi, vaata, see ei ole isegi see, et noh, et tavaliselt tüübid on ikkagi liigas ju olnud, kui nad vigastusest taastuvad või midagi, et Rivers ei olnud isegi 4 aastat NFL-is. Ja, et see oleks lihtsalt lahe storyline minu meelest, et ma lihtsalt loodan räigelt, et nad suudavad selle mängu kuidagi välja võluda. Et neil oleks week 18 on võimalus siis Houstoni vastu, kus nad mängid oma vahel, vaata. Et jällegi, sellepärast, et Houstonis oleks week 18 oleks parem mängud, on ju. Teistpidi oleks naljakas ka see, kui Colts kaotaks ja week 18 Anthony Richardsoni mängu, ta teeb mingi 300 söödujardi, 100 rushing jardi ja siis nad on suveel jälle on kuradi otsused, kes QB on. Et see tooks veel. Anthony Richardsoniga. Anname veel ühe võimaluse. Ma selle koha pealt nagu tahaks seda GM-idele öelda, et kas see Drew Locke ei mäletad eelmine aeg või? Kas see Drew Locke ei annaks siis selle Coltsi vastu, see sama, Ideaalne mäng. Nagu, come on mees. Ja siis toome Justin Fieldsiga, siis anname talle ka võimaluse. Aga jah, early windows on veel mänge. Tampa Bay Buccaneers, jookseme need nad kiirem läbi. Tampa Bay Buccaneers at Miami Dolphins, väike Florida derby, Ülar. Tampal on, mille eest mängida, Miami's mängib Quinn Ewers, noh, temal on, mille eest mängida kindlasti, aga noh, siin on jah, Tampal on selgelt olulisem see võit võtta. Üks vigastuse update ka Tampa poolt,
nende pass rush oli alguses okei, siin viimased 2 kuud on olnud olematu ja üks põhjus on ka Leisha Kansi vigastus, kes peaks nüüd tagasi olema, see defensive tackle, kes näeb välja nagu Aaron Donald, kes tuli ka Pittsburghist välja, kui vanasti, aga ta ei ole Aaron Donald, aga ta on sarnane välja, et ta võib boost'i tuua selle kaitsele, sest kaitse on tegelikult struggling rohkem kui see rünne, olgem ausad, et see on siuke asi, mille silma peal hoida siin mängus, et kas ta mängib ja kuidas, mis tasemel ta tuleb tagasi, aga jah, muidu Quinn Ewers, ma ei usalda ikka see Dolphinsi rünnet nagu, jah. See Tampa Bay ja Baker Mayfield tassivad selle mängu ära ja Mike Evansil võib huge mäng olla. Jah, et Tampa tundub saab õigel ajal praegu terveks. Ott, Pittsburgh Steelers at Cleveland Browns. Siin on siis säki rekordi watch, ma vaatasin üle, et Clevelandis otseselt külm ei ole, tegelikult nulli lähedane, aga seal sajab ka, et see võib Clevelandil omaselt rõve ilm tulla, et mida sa Pittsburgh Steelers ja Cleveland Brownsist vaatad? Kas see Aaron Rodgers oli juba Miles Garretti selles graveyardis või? Ma arvan küll. Jaa, oli küll. Ma arvan küll. Mis oleks nalja, by the way, mis oleks naljakas, kui Garrett saab selle sack rekordi järgmise nagu Backersi quarterbacki vastu vaata. Enam ta ei mängi Backersi, aga Farvi legendaarne play on see, vaata Farvi me teame kõik, et see oli, kes Strahan sai vaata. Jah. Ja ei, see ja mina nagu, okei, selleks, et Ravens jõuaeg jääks ellu, siis peab Shedeur siin mingi lolli mängu tegema ja mis ei ole võimatu on ju, seepärast, et ma räägin, DK on puudu, Steelersi ründas, Gamewell on siin veits üles ärganud, aga nagu tegelikult Brownsi kaitse on jätkuvalt NFL-i tipp. Neil ei ole püüdid absoluutselt. Pittsburghil pole ühtegi püüdid. Ja neil on ju see Schlesinger panna Gainwelli peale ka, kes match-upib päris hästi sinna tegelikult, et selles mõttes on kind of Steelersil päris tall task, mida nagu siin võtta ja Miles Garrett hakkab Aaron Rodgersit taga ajama ilmas, kus ei ole lihtne isegi noorel mängijal joosta ja staadionil, mis on porin nagu ma ei tea, mis asi. Et Brownsil nagu on võimalus, et ärme heida Brownsi veel mutta nii-öelda. Steelersi kasuks räägib veel see, et tuletan lihtsalt meelde, et Quinshon Judkins on vigastatud ja hooaja lõpuni. Aga jah, sellegi poolest mäng, Clevelandis ei ole kerge mängida. Ma arvan, see kole mäng. Jah, seda. Boswell lööb 18 punni, suht kindlalt. Seda võib kohe. Ja see on hea point, Ott. Selle mängu MVP on Boswell, kui Steelers võidab. Jep. Aga jah, AFC Northi korra jääme püsima, Arizona Cardinals at Cincinnati. Cardinalsil on terve secondary on vigane põhimõtteliselt. Nad on tegelikult hooaja olnud, Buda Baker on concussioniga trennist välja jäänud. Vaadates, kuidas Miami vastu Cincinnati riputas palju ülesse, siis ma arvan, et siit on ainuke nagu ennustusena ainus võimalus on see, et Arizona ja Jacoby Brissett all-time completion rekordi hoidja suudab nagu sammu pidada, sest ma arvan, et Cincinnati pommitab Arizona kaitse autlikuks pikkade pallidega ja Chase Brown tegi ka ju eelmine nädal suurepärase mängu, et ma ei tea, kas teil kummalgi on selle kohta teika või liiguma? Cardinalsi poole pealt, Olipetis enam ei saa pettida seda, aga mujal saab. Kui sa tahad kellegi säkki pettida, siis võta Josh Sweat, kes on väga pist selle peale, et ta Pro Bowlil ei saanud. Arusaadav ka miks tegelikult, ta oli väga hea hooaega, kas mingi Cardinalsi kaitses, et see ei aita kaasa sellele. Et Josh Sweati säkk on siuke hea pett, kui sa leiad selle, mis platvorm. Bengalsi ründeliini vastu peaks võimalusi tekkima ka. Patriots at New York Jets, early windows, see on nüüd ikkagi kaalukas ülekaal, et kuigi Patriotsil on omajagu mingeid vigastusi, millest nad taastuvad, et Trevion Henderson on concussioniga, ma tahaks arvata, et siin mängust ta mängima ei pea. Will Campbell saab iga nädalaga tervemaks, aga play-offiks äkki valmis, et siin on muidugi see oht lihtsalt New Englandi poolt, et sa annad veteranidele või umbes, et lased osadel veteranidele puhata ja siis äkki neid veterane liiga palju, aga ülar mina ei näe erilist võimalust, et Brady Cook Jetsi võidule kannab siin mängus. Ja pigem jah, just see nagu Pätsi rünne teeb piisavalt, et see mäng ära võtta, et ma ei usalda just Jetsi rünnet ja aga Pätsi poolt Milton Williamsi toodi tagasi IR-ist, et kas ta veel mängib see nädal on, võib-olla ei olegi nii oluline, aga play-offiks Milton Williams ka tagasi saada sinna kaitse, kellel on jooksu peatamisega probleeme olnud Patriotsi kaitse eest, see on väga-väga tähtis nimi, et siin jah, see on huvitav asi, mida vaadata. Huvitav stat lihtsalt Jetsi kohta jah, et mis oli, Garrett Wilson ei ole mänginud pikka aega, aga ta on ikka Jetsi receiving leader, et ta ei ole vist oktoobris just. AD Mitchell võtab selle ära talt. Ja siis meil on veel, ainult üks mäng ongi veel, New Orleans Saints at Tennessee Titans. Ott, ma annan sulle au rääkida 3-mängulisel võiduseerial New Orleans Saintsist ja Tennessee Titansist, kes alistas eelmine nädal Kansas City Chiefsi, see on nagu mingi heavyweights.
ja kes ei tahaks näha tulevasi superstaar quarterback'e omavahel mängimas, et see on Cam Ward versus Tyler Shook ülikava. jah, meie face of the league järgmised 5 aastat või järgmised, ma ei tea, kui mingeid aastaid äkki kuskil liigas. see oleks ka täpselt siuke mäng, ma arvan, et Kaupo tahab umbes sama, mis Ülar tahab, et see oleks shootout, Tyler Shook näitab head, Tennessee fännid kindlasti tahavad, et Cam Ward näiteks ennast heast küljest, aga tegelikult võiks kaotada, sest need tiimid on veel need, kes on, mõlemad on elus esimese piki jaoks, isegi siis, kui see suurepärane Giants Raiders mäng lõpeb nii, nagu ta lõpeb. Jep, nende mängude kohta vist jah, et early windows saame veel rahulikult võtta, aga tegelikult ka olulisi mänge vaadata, late window tuleb 2 erinevast otsast väga huvitav. Ja kes siis ärkvel on, saab õhtul või öösel vaadata ka San Francisco Chicago vastasseisu, mis on võib-olla selle nädala kõige olulisem selles mõttes. Teeme veel ennustused ka ära, Ott, kas sul on tehtud või teed laivis? Mul on tehtud. Sul on tehtud, Ülar, teed laivis? Ja. Midagi Ülar, edasi. Ülar, kanna siis ennustuse osa, me tuleme kaasa. jah, my entries, make your picks. No, tööta nüüd. Siis, Tampa Bay, Miami, kõigil lihtsam on ju, kõik Tampa Bay ma eeldan. Nõus. jah. New England, New England, New York Jets, kõigil New England. Nõus. jah. Okei, siis Giants, Raiders, kõigil Giants. jah. Mul on Giants. Fuck, mul on ka Giants. nagu ma leidsin, et Giants läheb, võidab selle mängu. Aga siin ma saan double tippida jälle, kui Raiders võidab, ma ei ole üldse kurb. siis Pittsburgh, Cleveland. Pittsburgh. Te tahate võita või? Ma tahaks reaalselt, et Cleveland võidaks, et üks huvitav, aga kindlasti, ma tahaks ka, et Cleveland võidaks. ja, Pittsburgh ja siis Cardinals, Cincinnati. Täiesti savi ju, who cares, Cincy kodus. täiesti suva, Cincinnati. Cincy. Ott sul ka või? Okay. Tennessee, New Orleans, Tennessee võidab kodus. Tennessee. Saintsi poolt. Esimene erinev, what the fuck, ma arvasin, et see on siis Colts Jacksonville, Colts, fuck it. Jacksonville. Okei, siis see on nii vale, aga las olla huvitav. Seattle, Carolina. Ma ikkagi siia Seattle kodus võidab, on ju. See mäng on Carolina. Börsile. Mul on ka Seattle. Okei, Eagles, Buffalo, ma ütlen Eagles, puudu sellepärast ma tean, teil mõlemal on Buffalo, on ju. Minul on Eagles. For fuck's sake! Mul on Buffalo. Jaa. Siis ma ütlen San Francisco Bears, ma ütlen San Francisco. Mina ka, kuigi tahaks Chicago võtta. Ma võtsin 49ersi. Okei, ja Rams, Falcons, kõigil on Rams, on ju. Lihtne. Ja nii vähe mänge on ju, meil pole neid, ja 5 mängu pole ju. Ja need neljapäevaseid ja laupäevaseid mänge. Sellepärast oli nii vähe, jah. 5 mängu kokku, jah, just. Okei, minge. Jep. Aga jah, selle osaga siis praeguseks kõik. Kas me Rams ja Falcons panime muidu või? Jaa. Rams. Okei. Rams. Jah. Rams. Sina ei pannud. aga siis ühesõnaga me teeme edasi, me Ülariga just rääkisime, et kuni play-offideni üritame ikkagi 2 osa nädalas teha. Play-offides ilmselt pole vaja, sest mäng on nii vähe, aga praegu on lihtsalt hea neid recap ida niimoodi kiirelt ja saame mingit kõrvalist juttu ka veidi rääkida. Et praegu on tore aeg, jõuluaeg. Me nüüd siin valmistume 2,5 tunni pärast hakkab NBA ja 3,5 tunni pärast hakkab tegelikult NFL juba, et saame siin sporti nautida terve õhtu veel. Ülar Ott, on teil mingit send-off'e? Ei tea ole kõigele, head vana aasta lõppu siia. Hästi öeldud, poleks suutnud ise paremini. Aitäh teile kõigile. Davai, tšau. Tšau.